Tere päevast, austatud Riigikogu! Me alustame 3. detsembri infotunniga ja head kolleegid, kõigepealt palun teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun! Ja kohale on end registreerinud 12 Riigikogu liiget, puudub 89. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ja taristuminister Kuldar Leis. Tere päevast, lugupeetud valitsuse liikmed! Ning meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit ning selle konkreetse küsimuse raames saab see Riigikogu liige võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse. Lisaks saab selle küsimuse raames üks Riigikogu liige võimaluse esitada ka lisaküsimuse. Ja kokku meil on 13 registreeritud küsimust. Neist kõige esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ja teemaks on majanduslik ebavõrdsus. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister, SEB Panka läbi viidud uuringus selgub, et samal ajal, kui enamik madala sissetulekuga Eesti elanikke märgib, et nende majanduslik olukord on viimase aasta jooksul halvenenud, teatab märkimisväärne osa kõrgema sissetulekuga inimesest, et nende materiaalne seis on viimase 12 kuu jooksul paranenud. Ekspertide sõnul viitavad need suundmused majandusliku ebavõrdluse kasvule. Kuidas te seda selgitate? Kas teil on vale maksu-, sotsiaal- ja majanduspoliitika või ongi teie valitsuse eesmärk, et vaesed muutuksid vaesemaks ja rikkad rikkamaks? Aitäh! Aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija! Selle valitsuse poliitika on tagada, et Eesti oleks kindlalt kaitstud. Selleks me tõstame kaitsekulutusi märkimisväärselt siin kõik koos, loodan, et teiegi hääletate selle poolt, ja majanduse kasvatamine, mis tähendab seda, et me astume samme, et majanduskasvu rajale pöörata. Miks ma seda mainin? Sellepärast, et kui majandus kasvab, siis Eesti inimestel läheb paremini. Ja nüüd, kui vaadata trende, siis võib-olla niimoodi umbes 2,5 aastat ongi üsna keeruline aeg olnud Eesti majanduses. Nüüd esimesed kvartalid on juba selgelt plusspoole peal, vahepeal on ta olnud seal nullikandis, nüüd on juba protsendi kandis. Nii et majandus on pöördumas kasvule. Ja see kindlasti on oluline kõigile, nii madalama sissetulekuga inimestele, keskmisele tööinimesele kui ka ettevõtlikule inimesele. Ja nüüd järgmisel aastal langetame makse, see on läbi ajaloo suurim maksulangetus, mis tähendab seda, et inimestele jääb oluliselt rohkem raha kätte. Ja see kindlasti ka aitab inimesi. See aitab ka täiendava lisandväärtuse loomisel, kuna ka ettevõtluse maksukoormus, loobusime ka tulumaksu tõusust, seegi jääb ära. Investeeritakse rohkem töökohtadesse ja uude toimetamisse. Vaesuse vastu laiemalt üldiselt on erinevaid meetodeid. Üks on toetuste jagamine ja toetused omal kohal ongi selle turvavõrguna siis, kui muud võimalust ei ole, näiteks toimetuleku toetuse määra me tõstame. Aga teisel poolel on ka üldiselt ikkagi pingutamine majanduskasvu suunas ja uute töökohtade loomine. Et kui tekivad uued töökohad, tööhõive kasvab ja Eestis tööhõive on ikkagi kaunis kõrge, maailma võrdluses, Euroopa võrdluses, siis see tähendab seda, et inimesed saavad ka tööd ja minu isikliku maailmavaatega, kes me siin võime debateerida, on siiski kohasem see, et inimene saab oma võimed realiseerida, leiab endale sobiva töö, kus ta saab ise ennast ära elatada, kui loota ainult toetuste mehhanismile või sellele turvavõrgule, mida riik pakub.
Näitajate poolest mul nüüd 25. aasta näitajaid ei ole, et mul on 24. aasta väitajad ja kui te räägite ebavõrdsusest või sellisest ebavõrdsuse näitajast, suhtelisest vaesusest, siis suhtelise vaesuse näitaja, mitte isegi ajada absoluutse vaesusega, üldine suhtelise vaesuse näitaja on 19,4% ja see nüüd on viimase 12 aasta kõige madalam. Nii et mul 25. aasta numbrid ei ole, et kui need ka siis 26. aastal tuleb, siis on võimalik seda vaadata. Aitäh. Suur tänu. Aleksandr Tšaplõgin, teil on täpsustav küsimus, palun. No nagu me teame, teie maksureformist jällegi rohkem võidavad inimesed, kellel on kõrge sissetulek. Nii et majanduslik ebavõrdsus ainult kasvab. Ja seoses sellega mul on järgmine küsimus. Ametliku statistika kohaselt kontrollib vaid 5% Eesti peredest 95% eravaradest. Kas ma saan õigesti aru, et Reformierakond töötab just nende 5% perede huvides? Aitäh. Kas küsimusele on väga lihtne vastus? Vastus on ei. Mina ütleks, et Reformierakonna poliitika on ka selle maksureformiga eeskätt suunatud tugeva keskklassi tekkimisele. Need on inimesed, kes saavad veidi alla keskmise palga, kes saavad üle keskmise palga. Viimases Swedbanki uuringus 49% ehk ligi pooled Eesti inimestest paigutasid ennast sinna, sellisesse gruppi. Ja täpselt sellele ka see maksuküüru kaotamine ehk tulumaksuvaba miinimumi ühetaoliseks muutmine on ju orienteeritud. Maksuküüru, mis on tehniline termin, võib-olla lõid ju tegelikult Keskerakond, sotsid ja Isamaa. Selle me nüüd 1. jaanuarist 2026 kaotame. Sinna on jäänud õige vähe päevi. Et polegi palju enam oodata, aga selle lubaduse me teeme ära. Ja ütleme nii, et inimestel kindlasti läheb lihtsamaks. Ja kui te küsite, kelle huvides, siis ikkagi eeskätt keskmise töötava inimese huvides, keskmist palka saavad veidi alla, veidi üle inimese huvides see on. Ja kui vaadata seda ebaõnnestunud astmelist tulumaksu, võib-olla sellel oleks kõige lihtsam selgitus, mida teie erakond koos Isamaa ja sotsidega tegi, siis selle miinus, tohutu probleem on ju olnud see, et see koormabki eeskätt just keskmist tööinimest. Nii et ma võiks vastata teie küsimusele sellega, et huvitav, kelle huvides te selle ometi tegite, et kas teie siis otsite seda 5% kõige rikkamaid, et see koormus on pandud ju õpetajatele, politseinikele, kõigile inimestele, ka muuseas ajakirjanikele, kes on keskmise palga ümber tööpere järgi statistikas. Nad maksid sellel aastal umbes 1500 eurot rohkem makse ja järgmisel aastal tegelikult saavad oluliselt rohkem kätte, umbes 1800 eurot aastas rohkem raha kätte, nii et keskmise palgateenijale või keskmise palgaga töötavale inimesele tähendab see umbes 1 kuupalka aastas lisaks, nii et 13. kuupalka alates jaanuarist. Ja ma arvan, et kui te seda numbreid vaatate, siis maksuvaba osa ka väiksema palgaga teenijatel on juba kõrgem. Nüüd see vahepealne maksuküür, astmeline tulumaks, seda pilti moonutas. Maksusüsteem muutub ühetaoliseks ja kelle huvides see on. Maksuküüru kaotamine on kindlasti keskmise inimese huvides, keskmise töötegija huvides, kuhu ma hindaksin veel kord nende enesemääratluse alusel umbes poolt Eesti elanikkonda. Nii et kui te küsite, kelle huvides Reformierakond, mina, valitsus seda teevad, siis nende Eesti inimeste huvides, kellele see kasu toob ja kelle jaoks tegelikult selline veider astmeline tulumaks ei pärsi nende edasipürgimist. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, austatud peaminister. See muidugi huvitab, et kuidas siis aitab kaasa ebavõrdsuse vähendamisele see, teie niinimetatud tulumaksureform, maksuküüru kaotamine, et need inimesed, kes siis saavad keskmisest väiksemat palka, saavad kuus nüüd 10 eurot juurde, samal ajal suurema sissetulekuga inimesed, sealhulgas Riigikogu liikmed, saavad kuus 154 eurot juurde. Ma arvan, et Riigikogu liikmed ei peaks suuremat palka saama, kui see juba praegu on. Ja ilmselgelt on ikkagi meil kasvamas nende inimeste hulk, kellel on keeruline toime tulla. Et mulle tundub, et te nagu väga ei taha seda teadvustada. Et te alati toote välja suhtelise vaesuse määra, aga meil on kasvanud absoluutses vaesuses elavate inimeste arv.
et inimesed täna võtavad laenu jõulukinkide ostmiseks. Võetakse laenu selleks, et oleks jõululaud kaetud, lastel oleks võimalik vähemalt mingitki jõulumeeleolu luua. Kohvipakk, seapraad tuleb paljudes peredes täna pühade lauale võlgu osta. Meil on inimesed, kes võtavad juba laenude katteks ja see on juba ka muidugi laiem probleem. Samal ajal me näeme, et lisaks sellele, et valitsus on nüüd tükk aega meil eelistanud pankasid, kellele siis eraldi ei ole soovitud pangamaksu teha, see on juba vana küsimus, aga nüüd on valitsus leidnud endale veel ühe niinimetatud lemmiklapse. Ja selleks on tulnud välja, et need on kasiinoärimehed. Täna tuleb hääletusele siis eelnõu, millega langetatakse kasiinoärimeestele nendele ka siis maksumäära, tehakse neile maksusoodustus. Kas tõesti teie hinnangul on kohane tänases majanduslikus olukorras, kus meil kasvab absoluutne vaesus, teha maksusoodustusi kasiinoärimeestele, aga mitte teha näiteks toiduainete käibemaksu alandust, millele on alla kirjutanud 100 000 inimest? Aitäh. Teie kolleegile Tšaplõginile vastates tema küsis ebavõrdsuse kohta ja suhteline vaesus, mida ma rõhutasin, ei tohigi sassi ajada absoluutse vaesusega, ongi eeskätt selle ebavõrdsuse või ilmajäetuse näitaja. Absoluutne vaesus on teised numbrid ja absoluutne vaesus tõepoolest on veidi kasvanud, samal ajal suhteline vaesus on langenud. Nii et need on kaks erinevat näitajat ja seda ma vastates ka rõhutasin, seda esiteks. Nüüd teiseks, kas maksureform aitab inimesi ja ütleme ka väiksema sissetulekuga inimesi? Kui majandusel läheb paremini, siis ilmselt on ka töökohti ja töökohtadel makstakse paremat palka. See on üldine nagu loogika, et ettekujutus, et me maksustame majanduse surnuks, ettevõtluse kinni, et see on konkurentsivõimetu, et see kuidagi aitaks inimesi rohkem, ja maksame ainult toetusega, millest me neid siis maksame, kui majandusel ei lähe hästi. Seda mudelit veidi on ju vasakpoolselt proovinud erinevates riikides nagu teiegi ja me ju kaotame praegu just 1. jaanuarist Keskerakonna muu hulgas osalusel loodud seda sama astmelist tulumaksu. Nii et kui te peate seda heaks, ma olen kindel, et te saate 27. aastal minna sellele mandaati küsima, et uuesti teha taas astmeline tulumaks ja arvata, et see siis on lahendus kõikidele muredele. Mina ei arva, et see on. Mina arvan, et ühetaoline maksusüsteem, kus edasipürgivust ei karistata, on kindlasti parem. Vaatame siis jaanuarist, kuidas majandusele ka mõjub. Eldised prognoosid on päris head. Ma arvan, et lähiaastatel, järgmisel paaril aastal saab Eesti olema üks meie regiooni kõige kiiremini kasvavaid riike. Nüüd, mis puudutab maksulangetust kaughasartmängu maksule või kaughasartmängule, vaadake, seda debatti on siin ju peetud ka korduvalt ja ka mina olen seda kirjeldanud. Meil on kultuuri- ja spordiraha juurde vaja, kuskilt see peab tulema. Ja kui on võimalik tuua nende ettevõtete raamatupidamine siia, kes seda hasartmängumaksu mujal korraldavad, siis see on sisuliselt võrreldav e-residentsuse või mis tahes muu programmiga, et ettevõtted toovad oma tegevuse, mitte mängimise, vaid selle raamatupidamise siia. Selle eeldus loomulikult on uute kontrollmehhanismide ja kontrollide jõustamine. Seda me oleme ka öelnud, Rahandusministeerium ja paljud osapooled on sinna panustanud, et Rahapesu Andmebüroo, Maksuamet saab jõudu juurde, et kontrollida, sest kui taust pole selge, ei ole siia ka tulemist. Et see oleks ka klaar. Nii et ütleme, kui me ei otsi teisi ettevõtteid siia, kes oma tulu siia jätaksid, millest me siis lõpuks seda järgmist halli või midagi muud ehitame. Nii et kultuuri ja sporti on raha juurde vaja, seda te näete ise iga päev ka. Aitäh. Suur tänu. Sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on Euroopa Liidu rahaasjad. Martin Helme, palun. Ja, aitäh. No nüüd on ikkagi üsna selgeks saanud, et need plaanid, mis Euroopa Liidul ja komisjonil olid seoses külmutatud Vene varade kasutuselevõtuga, on ummikus.
ja umbes 140 miljardit, mis on siis külmutatud, millest umbes pool taheti Ukrainale ühel või teisel moel anda, et see sisuliselt ei ole võimalik. Ja selle rahaga sõja jätkamist ei saa teha. Ja tuleb välja, et paljastatud ei ole putinistid mitte tavalistes kahtlusalustes kohtades nagu Budapest või Bratislava või Praha või isegi mitte ei ole need putinistid meil Tallinna linnavalitsuses või EKRE fraktsioonis, vaid tuleb välja, nad on täiesti Süda-Euroopas Belgia valitsus, isamaaline Belgia valitsus, kes on kanna maha pannud, öelnud, et ei saa. Või ja mis veel hullem, Euroopa enda institutsioonid ehk Euroopa Keskpank on öelnud, et sellisel viisil seda raha kasutusele võtta ei saa, sest et need riskid on lihtsalt liiga suured ja tagajärjed Euroopale liiga katastroofilised. Nüüd, ma ei tahagi, et me hakkaksime nüüd arutama, kumb on hullem putinist, kas Euroopa Keskpank või Belgia valitsus, vaid ma tahan teada, mis on siis need alternatiivsed plaanid ja me teame, et alternatiivseid plaane ujutatakse Brüsselis. Üks võimalus on siis Euroopa Liidu enda eelarvest rahasid eraldada, see saab toimuda liikmesriikide arvelt. Teine võimalus on, et Euroopa Liidu liikmesriigid võtavad ühise laenu ja hakkavad seda ühist laenu siis igaüks oma riigieelarvest maksma. Et ma tahaksin teada, et kas on juba selge, mis need summad on, mida Eesti maksumaksja peab siis enda kanda võtma ja milliseid plaane Eesti valitsus siis toetab, milliseid ta ei toeta. Ja eelkõige ma tahaks, et me keskendume siis sellele koormisele, mis Eesti inimestele tekib. Aitäh! Aitäh! No jah, ma ei tea, kuidas teil nüüd niimoodi on, et Euroopal on jälle kõik nässus. Et juba teab küsija ette, et Euroopas kõik on läbi. Et alustame ikkagi sellest, et idee Vene külmutatud või Vene varade kinnihoidmisest ja nende kasutamisest Ukrainas tehtud kahju jaoks, see idee ei ole ju kuhugi kadunud. Seda esiteks. Ma ei tea, miks peaks väitma, et see kadunud on. Jah, Euroopas on tõesti riigijuhte õnneks õige vähe, kes arvavad, et võib-olla seda ei peaks tegema. Ja selles Eesti hääl on kõlanud minu meelest väga hästi. Viimane pool aastat aasta on üleüldine selline debatt ikkagi olnud selles, kuidas need külmutatud varasid kasutusele võtta, mitte enam kas. Ja ma ütleks, et see on meie diplomaatia, meie inimeste sellise, ütleme nii, kuluaaritöö ja ka avalike sõnumite päris suur mõju, et Eestil ei ole kombeks endale nii-öelda õlale patsutada, aga ma ütleks tegelikult Baltimaad, ka Põhjaga koos, aga Saksamaa, väga paljud on tegelikult andnud selle sõnumi, et Vene külmutatud varadest tuleks siiski katta vähemalt osa sellest kahjust, mis on Ukrainas tehtud. Ja see on ka printsiibi küsimus, sest ma arvan, siin pentsikul kombel, ma arvan, milleski me ometi võiks ka ühel nõul täna olla, et Ukrainas tehtud kahjud tuleks maksta venelastel, mitte meie maksumaksjatel. See võiks olla ju printsiip. No vot. Ja kui me selles printsiibis kokku lepime, siis ma arvan, oleks väga mõistlik, kui me suudame võtta venelaste varad selle kasutuseks ja kui sellest üksiti ei piisa, siis tuleb Euroopal hakata maksustama venelaste erinevaid kaupu. On need siis tollid, tariifid, kuidas iganes me soovime nimetada, aga see võiks olla nii-öelda järgmine samm. Vene külmutatud varade arutelu on meil ees detsembris, siis kui Riigikogu juba mõtleb puhtalt jõulude peale, siis riigijuhid kogunevad Brüsselis ja ma arvan, et see debatt seal jätkub. See debatt ei ole kuhugi kadunud, sest kõik osapooled, muuhulgas ka komisjon, otsivad erinevaid viise, kuidas Vene külmutatud varad kasutusele võtta. Neid ettepanekuid tuleb veel ja veel. Ja käisin ka hiljuti Saksamaal. Euroopa Liidu kõige võimsama majanduse liider ütles välja, Friedrich Merz tegelikult, et tema arvamus on sama, et need külmutatud varad tulekski kasutusele võtta selleks, et tagada Ukrainale võime Venemaa vastu võidelda. Nii et ei ole Euroopas kuidagi midagi nässus, ei ole putinistid sellisel määral, nagu te ütlete, aga soovitan lugeda Ekspressi lugu Bessedinist ja Tallinna linnavalitsusest. See kirjeldab putinistide mõju. Aitäh! Aitäh! Ja Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Nojah, ma just eraldi palusin, et ärme hakka rääkima Tallinna linnavalitsusest, aga ikka jõudsime sinna, aga
Ma kergelt hämmingus sellest jonnakusest reaalsust mitte tunnistada. On täiesti selge, belglased on öelnud täiesti üheselt välja, nemad sellega nõus ei ole. Belgia on selles mõttes oluline siin, rohkem isegi oluline kui see, et näiteks ungarlased või poolakad või tšehhid on öelnud, et nemad seda ei poolda. Selle peale kõik ehitavad õlgu. Aga Belgia on oluline sellepärast, et Belgias on reaalselt see nupukene või see kang, kes saab kontrollida nende rahade kasutusele võtmist. Sisuliselt nad on selle panga hoidjad. Ja ma ei hakka arutama seda, mis nende vastuargumendid on, las nad olla, aga selge on see, et nad ei ole nõus. Ja ka Euroopa Keskpank ütleb, et nii ei saa teha, seda ei tohi teha. Täiesti selgelt ütleb selle välja, et me võime siin edasi jaurata, et komisjon tuleb uue plaaniga ja 3. plaaniga ja 7. plaaniga ja pakub välja veel udusema sõnastuse, mis justkui peaks olema kompromiss, aga see ei tööta, lihtsalt see ei tööta. Ja tegelikult, ratsionaalne tegevus on siis arutada. Ma ei vaidle ka vastu, et tore oleks, kui venelased maksaksid sõjakahjud kinni, et me keegi sellele ei vaidle vastu, aga see mudel on surnud. Sellest mul on hämming, et ei saada aru. Ja ma küsingi, et mis need mudelid on? Ütlesid, et tollid Vene kaupadele. Ei ole võib-olla halb mõte, aga siis ma oleksin huvitatud kuulma, et kuidas nad toimima hakkavad. See on ka Euroopa Liidu tollipoliitika on Euroopa Liidu käes. Et mis need summad on, kuidas siis praktikas välja hakkab nägema, sest et mina kardan, et me räägime tegelikult praktikas ühislaenu võtmisest, kus kõik riigid ei osale, mis tähendab seda, et need riigid, kes osalevad, saavad veel ebaproportsionaalselt suure kulu endale, Eesti maksumaksjad, me räägime mingist uuest ESM-i taolisest asjast, või me räägime Euroopa Liidu eelarvest välja võetavatest miljarditest, 10 miljarditest, mis toimub piltlikult öeldes Eesti põllumeeste või Eesti siis regionaalarengu arvelt. Et ma tahaks teada, mis summadest me räägime. Aitäh! Jaa, mul on kõigepealt hea meel, et me sellise jõulu läheneva vaimus saavutasime selles kokkuleppe, et venelased maksaks arve. Nii see peaks ka olema. Ma näen siin üle välja tekkimas sellist poliitilist silda põhimõttelises küsimuses. Algusena minu meelest väga hea. Nüüd, kui me selles suudame kokku leppida, et venelased peavad selle arve maksma, minu meelest see on juba suur põhimõtteline kokkulepe. See tähendab seda, et selle järel on võimalik valida, millisel viisil nad seda teevad. Need varad on praegu kinni. Need varad võiksid olla selle aluseks. Ma saan aru, et hea küsija arvates Euroopas seda kokkulepet ei tule. Mina tõepoolest nii pessimistlik ei ole. Mina õigupoolest olen pigem ikkagi otsimas seda võimalust koos teiste riigijuhtidega, et neid varasid saaks kasutada. Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa ütles ka seda sama viimasel kohtumisel, kui meil nüüd oli, et tema hinnangul me peaksimegi vajadusel tegema ka mitmepäevase või pikema ülemkogu, kuni me leiame sellele lahenduse. Ja ma arvan, et meil lähebki selle peale kõvasti energiat ja aega, et kuluaarides väga paljud inimesed praegu otsivad erinevaid lahendusi. Olen erinevalt küsijast vestelnud korduvalt ka Belgia peaministriga, mõistan tema muresid ja tean kindlasti rohkem nendest detailidest, miks ta seda murelikkust väljendab. See on minu jaoks arusaadav ja need mured on arusaadavad. Kõik Euroopa riigi juhid on öelnud, et tegelikult nad mõistavad seda muret. Nii et kõige esimene asi siiski võiks olla pingutus nende venede varade kasutamisel ja tõepoolest, nagu ma ütlesin, neist üksiti ei pruugi pisata. Millised tariifid on, millised sammud on, need siis tulevad juba järgmisena. Täpsed summad, määrad, see jääb juba ilmselt järgmise aasta aruteludeks, kui pärast seda see võiks tulla. Alternatiivsed pakkumised, mida küsija ka mainis komisjoni poolt ühislaen, milles kõik riigid ei osaleks, see on alati võimalus, aga ütleme nii, et esimene eelistus siiski vajamineva raha jaoks, seda raha ei ole või seda vajadust ei ole mitte vähe, oleks siiski pigem külmutatud varade vaatamine. Nii et ühel, teisel või kolmandal viisil ülemkogul ja Euroopa riikidel on ülesanne tagada Ukraina rahaline seljatagune, et nad suudavad Venemaaga võitlust pidada. Meie surve on kõigepealt külmutatud varade peal ja siis edasi just sellele, et Ukrainal oleks raha ja Venemaa selle eest kõige eest maksaks, mida nad teevad. Ja sellel on ka selline lisaks rahalisele aspektile ka põhimõtteline aspekt, sest riik, diktaator, kellelt raha ära võetakse, ei saa niipea midagi sellist toimetada, et
kui me jätame selle tegemata, jätame vastutuse küsimata, siis on varsti diktaator jälle kuskil midagi toimetamas. Aitäh! Aitäh ja lisaküsimuse esitab kolleeg Arvo Aller, palun. Aitäh ja istungi juhataja, lugupeetud peaminister. No me numbriteni ei jõudnudki, et ideeliselt on muidugi väga hea, et me püüame leida lahendust, et rääkida Belgia peaministriga ja just selle Venemaa külmutatud varade kasutusele võtmiseks. Ja esimese pingutusena ta muidugi hästi oluline. Nüüd, kui me jõuame sinna, see esimene pingutus ei too vilja. Martini küsimus oli see, et mis on siis edasi, see ühislaen, et kindlasti on plaan B, plaan C ka olemas, et saaksite natukenegi avada, et mis on need suurusjärgud, kes selle ühislaenus võiksid osaleda, et me peame ju neid asju ette nägema ja samamoodi see tuleb ka tulevikus kajastada ka meie eelarves, kui me hakkame seda laenu tulevikus tagasi maksma, et milline kujuneb Eesti maksumaksja laenu tagasimakse suuruseks. Nii et kõik on ilus, mis te räägite, et detsembris toimub arutelu, aga meil on detsember käes, et sinna ei ole palju enam jäänud, tähendab, peab olema ka mingid esmased läbirääkimiste alused ka ülemkogule, et saaksid kõik osapooled ühtemoodi aru, kui esmane pingutus külmutatud varade kasutamiseks ei too tulemust. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Jah, ega ma arvan, et küllap see nagu mõttekäik on ka ratsionaalne, et neid erinevaid valikuid komisjon oma sellistes kirjades ja pakkumistes on ju kirjeldanud, et mis need valikud on. Külmutatud varad erinevatel hinnangutel on 140–180 miljardit. Ma arvan, et sellega saaks Vene külmutatud varadest numbritest, need on avalikud andmed. Nende rahadega või nende vahenditega saaks Ukraina aastaid pidada võitlust Venemaa vastu. Võib-olla saab ka väiksema suurusjärguga, aga see on see Vene külmutatud varade maht. Ja see on eurotsoonis. Dollaris, jeenis on neid summasid ligikaudselt veel. Jeenis on hinnatud ja ma nüüd ei tea, kas see hinnang on täpne, et ligikaudu 50 miljardile, aga veel kord see number on ligikaudne, nii et ärge seda fakti pähe võib-olla võtke. See tuleb üle kontrollida, see ligikaudne vestlustes olnud number. Dollarid süsteemi oskavad võib-olla dollari riigid täpsemalt öelda Ühendriigid. Aga see printsiip on selles mõttes oluline, et vaadake, me võime arutada seda ühislaenu ja minu meelest seda võib ka arutada. Aga kui meil on Vene varad, millest Venemaa peaks need kahjud maksma, siis me ei peaks tegelikult võtma seda hoiakut, et meil ei õnnestu seda teha ette, et meil ei õnnestu seda teha, et me peame kuskilt mujalt seda otsima, sest see oleks tegelikult ette allaandmine. Ja ma möönan, et võib-olla pool aasta tagasi oligi pilt selline, et nende külmutatud varade juurde me debatis ei jõua. Et vähemalt üldne hoiak oli selline. See oli küll arutelul, aga mitte sellise tõsidusega. Siis täna mina ütleks, et kui ma olen ülemkogul, ikkagi suur hulk riike, ka omavahalistes kõnedes, kohtumistes nüüd vahepeal tahtekoalitsioonis Euroopa Ülemkogu formaadis erinevad kohtumised olnud, et need ikkagi viitavad kõik sellele, et seda külmutatud varade käest laskmist ei soovi keegi teha. Ja komisjon, nagu ma ütlen, viitasin ka, et otsib erinevaid lahendusi erinevate osapooltega koos, et Belgia saaks piisava kindluse, et kui tuleb mis tahes nõue tuleb hiljem nende varade suhtes või vastu, siis on neil ka tagatis olemas või teiste riikide tugi. Nii et jah, ma ütleks, et praegu on küll kõige reaalsem on ikkagi see külmutatud varade kasutamine. Teoreetiliselt on võimalik ühislaenu arutada, aga ühislaenu arutelu ei ole täna sealmaal, et me saaks öelda, et see on realistlik variant. Et mina pigem hindan kõige realistlikumas siiski lahenduse leidmist külmutatud varade kasutamisele. Õigusaktide ja erinevate valikutega see töö praegu käib. Nii et hoian pöialt. Aitäh! Aitäh! Ja sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane kolmas küsimus samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Lauri Läänemets ja teemaks on majandus ja toimetulek. Lauri Läänemets, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Austatud peaminister, ma soovin teiega jätkata teemat, mida me ka siin viimati infotunnis teiega arutasime, mis puudutab laste vaesust. Absoluutses vaesuses elab täna Eestis 11 800 last. See tähendab seda, et kui 2023. aastal oli neid 6400 ehk 2,4%, siis tänasel päeval või 2024. aastal oli neid 11 800 ehk 4,5%, põhimõtteliselt 2 korda rohkem neid lapsi on arvuliselt juurde tulnud. Ja kui vaadata, kui palju neid lapsi siis elas siis üksikvanemate juures, siis neid üksikvanemaid oli tõesti 7239 ja muideks suurem osa üksikvanematest ehk siis umbes 90% on naised. Ja kui me vaatame siis, millisel tööalal need inimesed on töötanud või töötavad, siis nad on töötanud põhimõtteliselt siis teenindavas sektoris, ehk siis kus kohas on palgad väiksemad ja kui inimesed ka tööta jäävad, siis töötutoetused on väiksemad ja kõik muud hüvitised neile peredele. Ja minu küsimus teile on jätkuvalt see, et mida valitsus siis teeb nende inimeste ja nende laste vaesusest välja toomiseks. Ja ma ütleks ette ära, et nad on, nende vanemate sissetulekud on esimeses, teises, kolmandas detsiilis ehk siis selles vahemikus, kus kohas maksumuudatused annavad ainult 6-10 eurot juurde. Et palun kirjeldage ülejäänud tegevusi lisaks sellele 10 eurole, mida siis tegelikult nende perede, nende laste vaesusest välja toomiseks tehakse. Aitäh. Jaa, aitäh, hea küsija. Ma arvan jah, teie selline ülevaade Sotsiaalministeeriumist, et mis puudutab laste vaesuse põhjustest, on adekvaatne. Ka minul on sama ülevaade varasemate aastate kohta, see 24 aasta, kus mäletan teiegi olite valitsusest, millest me räägime, laste vaesuse kasvust. Kus me koos kandsime valitsusvastutust veelgi täpsemalt. Laste vaesus ongi suurem just üksikvanemaga peredes. Ja kui vaadata seda sama kirjeldust, mida te andsite, siis tihemini on jah üksikvanem naine. Ja naiste hulgas suurenes ka 24. aastal töötus, seda näitavad ka numbrid. Töötus kasvas peamiselt erinevates sektorites, mis puudutavad teenindavat sektorit ja nii edasi. Ilmselt see peegeldabki just valdavalt seda tööturu olukorda, nagu selles küsimuses ka kirjas on, et naiste töötamist ja tööturu olukorda. Ma arvan, et hästi loogiline vastus, mille peale te ilmselt tulete ka ise, et kui majandusel läheb paremini ja tarbekindlus kasvab, teenindussektor, muud erinevad sektorid, nende käsi käib paremini, siis tõenäoliselt on seal töökohti rohkem ja palka makstakse ka rohkem. See ei ole teab mis, ütleme, raketiteadus, et mõista, et see tegelikult majanduslik olukord peegeldub tihtipeale ka inimeste toimetulekus. Nii et kui te ütlete, et maksureform iseenesest aitab võib-olla väiksema summaga, väiksema sissetulekuga inimesi, siis ma arvan, et see väide on ka korrektne. Pigem aitab maksureform just alla keskmist palka, keskmise palga juures olevate inimeste enim ja sealt. See on ka, ma arvan, enam-vähem korrektne väide. Aga ütleme nii, et kui majanduse pilt paraneb, tööhõive on meil üsna korralik, inimesed ostavad rohkem, kasutatakse teenindust rohkem, siis ilmselgelt on ka töökäsi seal rohkem vaja. Nii et majanduse käekäik on ilmses korrelatsioonis ilmselt inimeste toimetulekuga ka erinevates sektorites, mis majanduses keerulistel aegadel pihta saavad. Oleme ausad, meil on ju viimased 2,5 aastat olnud majanduses päris keeruline aeg. Ja see ilmselt on ka võib-olla see marker, miks need sektorid on rohkem pihta saanud, mis on toonud selle tagajärje. Ja ilmselt ma jõuan teises vastuses teile rääkida ka sellest, et võrreldes 22 aasta algusega oleme vahepeal siin ka ühiselt tõstnud neid lastetoetusi, toimetulekutoetus kasvab ja nii edasi, aga ma sellest kõigest jõuan rääkida. Aitäh! Suur tänu ja Lauri Läänemets, teil on täpsustav küsimus, palun.
Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister. Ei, te ei pea mulle rääkima seda, mis on varasemalt tehtud. Ja mind huvitab lihtsalt see, et kuna nüüd on kasvanud see toetus, see tähendab, et nüüd on ka vaja astuda samme, mis siis, kasvanud vaesuses elavate laste arv, siis nüüd on vaja ka astuda samme, mis nüüd vähendavad see, et 2 aastat tagasi lastetoetust tõsteti või mõnda muud nagu toetust suurendati. See ei oma enam nii-öelda järgmisesse aastasse mõju. Et lõppkokkuvõttes majanduskasvul loomulikult on mõju, aga see majanduskasv, ma võin teile kinnitada, ei lahenda poolte nende laste muresid ära ja nad jäävad absoluutses vaesuses elama, mis tähendab, et nende laste tuleviku haridusperspektiivid, enda nii-öelda annete arendamise võimalused on oluliselt kehvemad. See tähendab, et nad on palju vähem tulevikus panustavad majandusse, loovad vähem siis jõukust Eestile ja tegelikult suudavad ka nii-öelda oma peresse palju vähem panustada. See on meie kõigi ühine mure ja Eesti riigi üks suur probleem ja ma ütleks nii, et kui me sinna programmi välja ei mõtle, siis kujuneb ka Eesti riigi häbiplekiks. Minu küsimus teile on selline, et meil tegelikult on väga konkreetsed asjad, mida on võimalik teha. Eritoetuste meede, täpselt just absoluutses vaesuses elavatele lastele, teha tasuta neile lasteaiatoit, lasteaiakoht üle Eesti, ühistransport, ma ei tea, hügieenitarbed, sellised asjad, just konkreetselt neile, kes on absoluutses vaesuses. See ei ole riigieelarvele väga suur koormus ja see toetus saab ka sellel hetkel ära lõppeda, kui lapsed sellest vaesusest välja tulevad. Ehk siis ma küsiks teilt, et kas lisaks nüüd varasemalt otsustatule on valitsusel plaanis midagi uut teha ja teine asi, kas valitsusel on plaan mingi tähtajaga enamus neist lastest absoluutsest vaesusest välja tuua või mitte. Ehk siis kas teil on mingi tähtaeg seatud ja kas teil täna juba varasemalt otsustatule on uusi tegevusi plaanis? Aitäh. Jaa, aitäh, hea küsija. No ma ütleks jah nii, et need numbrid, mille üle te siin polemiseerite, on igati adekvaatsed, need puudutavad 24. aastat. Ma siiski meenutan, et väga teie moodi erakond oli valitsuses sellel ajal, et neid samme sai koos astutud. Seda esiteks. Nüüd teiseks, Euroopa üldine võrdlus. Mul ei ole absoluutset vaesuse võrdlust, kasutan seetõttu suhtelist, et Euroopas on umbes 24% ehk ligi veerand lastest suhteliselt vaesuses. Eestis on see madalam, et lihtsalt kui pilti vaadata, aga see ei pea olema õigustus ja rahulolu, vaid lihtsalt teadmine. Mida me teeme? Toimetulekutoetuse kasvatamine. Seal on tegelikult lastele pikeneb arvestus. Samamoodi oleme rääkinud sellest, et lastele on seal erinev tase. Samamoodi, mis puudutab majanduse pilti, ikkagi ma ütlen, et ma jään võib-olla teiega veidi erineval arvamusel, et toetused on ainult lahendus. Et minu arvates ka tööturu ja majanduse parem olukord kindlasti aitab inimesi edasi. Ja eriti, kui me vaatame pikalt, nüüd, kus Eesti esipessimistist on saamas Tallinna suurima või pealinna suurima omavalitsuse juht, eks ju, ütleme, et sellest hoolimata on viimastel aastatel peegeldatud sellist majanduse olukorda kehvemana minu meelest näitajate mõttes. Nüüd, vaadates erinevaid näitajaid, on ka majanduse sektorid, muuhulgas ka teenindus, muuhulgas ka kaubandus, muuhulgas ka tarbijakindlus oluliselt paremates numbrites. Nii et see näitab seda, et inimestel, kes nendes sektorites töötavad, toimetavad, on võimalik tulevikus leida rakendust. Ja see just puudutab seda, mida me rääkisime põhjuste all, et peamine põhjus laste vaesuse puhul on töötuse kasv just selles sihtgrupis eeskätt üksikvanemate puhul. Nii et mina rõhuks sellele poolele, et inimestel on võimalik saada endale võimetekohast tööd selles valdkonnas, kus nad toimetavad. Nende enda elujärg on parem. See kindlasti on oluline. Aga ma ei välista ka kuidagi seda, et nagu te kirjeldasite seda, et kui on hästi sihitud toetused otse abivajajatele, siis mina ei ole kuidagi selle vastu, et tulebki just aidata abivajajaid. Et siis tuleb identifitseerida, keda see täpselt puudutab, toimetulekutoetust me tõstame. Kui on abivajajate aitamiseks mingisugused ettepanekud, kindlasti kuulame. Nüüd jah, mis puudutab tähtaega, siis ma kahtlustan, et meil sellist ettekujutust ei olla, et Eestis õnnestub vaesus mingiks kuupäevaks likvideerida. Et me saame seda vähendada, leevendada ja otsida inimestele võimalusi sellest välja tulla.
Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Madis Kallas, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, lugupeetud peaminister! Perede toimetulek ja eeskätt üksikvanemate puhul on kindlasti väga erinev ja see kajastub pea kõigis valdkondades. Ma küsiksin oma küsimuse lähtuvalt huvihariduse vaatest. Me kõik teame, kui oluline on laste arengu jaoks huviharidus ja seda just ka selles vaates, mis puudutab neie aju arengut, mis puudutab neid oskusi, mida nad sotsiaalse suhtluse läbi omandavad. Ja kõige suurem kitsaskoht on minu hinnangul just regionaalvaates, kuna transpordikulud suurematesse keskustesse, kus neid teenuseid pakutakse, on kallimad ja kogu see, mis selle juurde käib. Ja see on kõigis valdkondades, olgu see siis muusika, sport, kunst ja nii edasi. Ja meil on disainitud koolide jaoks kultuuriranitsa meede, mis on nüüd mitmeid aastaid edukalt toiminud, aga selgelt on selle maht jäänud ajale jalgu. Ja mul on küsimus, kas valitsus on arutanud või kas te olete näinud ka veel võimalikke positiivseid arenguid 2026. aasta eelarves, mis puudutab meie noorte huvihariduse kättesaadavust, sellesse suunatavaid vahendeid, kultuuriranitsa meetme mahu tõstmist, et ka seal see ebavõrdsus ei võimenduks ja et iga laps, sõltumata sellest, millises Eesti piirkonnast elab või kui heas sotsiaalmajanduslikus olukorras on tema pereseis, et kas selles osas on oodata mingeid positiivseid arenguid või see rong on juba läinud? Aitäh! Aitäh! Ma küll ei ütleks, et see rong kuidagi läinud on, et kultuuriranitsal on oluline roll sellel programmil. Tean, et seda debatti kultuuri- ja haridusministeeriumi vahel ka käib, aga omavalitsustel on samamoodi võimalus aidata, et ma tean, et seda arutelu on samamoodi peetud, mis on omavalitsuste roll, mis on riigi roll selles aitamises, nii et ma arvan, et seda debatti jätkub. Ja ma ise usun ka, et selline asjalik tegevus, toimetamine noortele annab ju tegelikult juurde, mitte ei võta, nii et kõik sõltub ilmselt sellest, kuidas ministeeriumite vahel see kokkuleppe leitakse ja milleks täpselt raha on, nii et ministrid jätkavad seda tööd. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Ja liigume edasi. Ka 4. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks on poliitilised valikud. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh, härra peaminister, ja rahulikku advendiaega kõigile valitsuse liikmetele. Vaadake, härra peaminister, viimased päevad, viimased nädalad on toonud uusi signaale valitsuse sellisest tõmblevast ja rabedast eksperimenteerimisest, millel paraku on vägagi negatiivne mõju meie majanduse väljavaadetele ettevõtjate perspektiivis. Toon teile paar konkreetset näidet. Täna siinsamas loetud tundide pärast hakkab parlament menetlema niinimetatud jäätmereformi seadust, mille osas ettevõtlusorganisatsioonide hinnang on hävitav. Toiduliidu juhi täna mulle laekunud informatsiooni alusel tähendab valitsuse läbisurutav jäätmereformi seadus kuni 5% täiendavat toiduainete hinnatõusu. Teiseks, kliimaseadus, mida teie olete nimetatud põhiseaduseks, uueks põhiseaduseks rohepöörde valguses, mille järgi peab kogu Eesti rahvas tulevikus, Eesti ettevõtjad hakkama elama. Aastaid tegelesite selle kooskõlastamisega ja nüüd on tööandjate keskliit jõudnud konsensusliku seisukohani. Tegemist on läbikukkumisega ja tööandjate keskliit nõuab, et valitsus loobuks kliimaseadusest. Need eksperimendid, kliimaseadus, määramatu sotsiaalmajandusliku ja läbi analüüsimatu kuluga, meie majanduse konkurentsivõimeline inimestele ja jäätmereform. Ja minu ettepanek teile, härra peaminister, on loobuda eksperimentidest. Kaine eksperimenten, härra peaminister. Kas te olete valmis loobuma kliimaseadusest ja katkestama täna selle toiduainete hindu tõstva jäätmereformi seaduse menetlemise, et mitte seda toiduainete hinda tõstvalt läbi suruda? Aitäh! Aitäh selle suurepärase innustava seisukohavõtu eest. Ma siiski
kutsuks parlamendis ilusas eesti keeles rääkima ja ilusat advendiaega teilegi. Nautige seda. Nüüd teie jutt täna menetluses olevast jäätmereformist, seda te saate ju parlamendis debateerida, see on parlamendi debati osa, ma ei hakka seda rohkem kordama. Seda, et ütleme, reforme tuleb teha viisil, et inimesed saaksid aru, mis on selle eesmärk, jäätmete suurem kasutamine ressursina, planeedi puhtana hoidmine ja võimalikult ratsionaalsel viisil, et nii inimesed, kes on selle lõpptarbijad, kliendid, kui ka ettevõtjad, kes seda korraldavad, oleksid ühel lehel koos omavalitsustega. Ma loodan, et püütakse ja see on ka parlamendi ülesanne, nii et soovin selles edu. Kord on ühed ettevõtjad ühel arvamusel, jäätmevedajad ühel arvamusel, siis nad on selle poolt, siis nad on jälle vastu, nii et seda debatti tulebki pidada. Jah, ma arvan, et seda debatti saab parlamendis veel pidada. Kliimaseaduse puhul, mina olen tööandjate ja ettevõtjatega suhelnud, seal on siiski erinevaid arvamusi, et võib-olla suurema heitmega tööstusharud ütlevad omavahelistes vestlustes pigem nii, et nad loodavad, et võib-olla selline mõte, et peaks võib-olla loodussäästlikumalt toimetama, kaob veidi nagu tolmu alla ära muudes muredes, sõjas ja kõiges muus. Mina ei arva, et ta kaob ära, sest ütleme, et kui me tahame lastele ja lastelastele jätta puhtamat planeeti ja riiki, siis me peame selle nimel koos pingutama ja erinevad investeeringud tegema, erinevad asju tegema. Ja ma usun ise ka, et ikkagi tulevikutehnoloogiad, tulevikulahendused on need, mis edasi viivad. Nii et kui ma vastu üleskutse saaks teha, siis ma kutsuks teid oma sellist pessimismist loobuma, et olge siiski optimist tuleviku suhtes. Ja mis puudutab erinevaid selliseid majanduspoole asju, siis on teile häid uudiseid. Kindlustunde indeks oluliselt paranenud. Ehituses viimase 37 kuu parim. Kaubanduses viimase 24 kuu parim. Teeninduses viimase 47 kuu parim. Tarbijatel viimase 31 kuu parim. Üldine viimase 41 kuu parim. Teie jutt, kuidas kõik läheb viletsamaks, kehvemaks, ei vasta enam sellele pildile. Nii et ma kutsun teid vastu, loobuge oma pessimismist, jätke see oma kolleegidele mujal. Aitäh. Suur tänu. Ja Urmas Reinsalu, teil on täpsustav küsimus, palun. Muidugi on jõuluaeg lootuse aeg ja optimismi signaali aeg. Ja sõnumina lootusest on mul teile öelda, härra peaminister, et teie valitsuse aeg saab hiljemalt 2027. aasta kevadel läbi. Nüüd puudutavalt tõepoolest majanduse väljavaateid, ma jälgin murega seda, et aastases lõikes on inflatsioon võrrelduna november 24 kiirenenud, Euroopa suurim 4,7%. Meie majandus on paraku endiselt seisakus 0,9% Statistikaameti korrigeeritud esialgse hinnangu järgi kolmanda kvartali näitajate puhul, kusjuures pool sellest moodustub tootjamaksudest. Paned tähele, et see majanduskasvu number on meil tegelikult rajuneb maksutõusudel, see on niisugune statistika eripära. Kuid härra peaminister, te ütlesite, et mingid ettevõtjad seal otse kui toetavad kliimaseadust. See tuleb ja et need on entusiastid ja tegelevad siin oluliste asjadega. Kuulge, ärge suhtuge üleolevalt ettevõtjatesse. Täna ma kohtusin Kai Realoga, Tööandjate Keskliidu juht, ma kohtusin Metsapuidutööstuse liidu esindajatega, Keemiatööstuse liidu esindajatega, Toiduainete tööstuse liidu esindajatega, Turbaliidu esindajatega ja teate, nende sõnum on konsensuslik. Nende meeste ja naiste nimel, kes täna hommikul on läinud tööle ettevõtetesse, tehastesse, kes tegelikult on Eesti tööandjad, kes loovad jõukust. Nad ütlevad, loobuge oma eksperimendist selle kliimaseaduse näol. Teie kõik argumendid selle kasuks, mida te olete aastaid teinud, õõnsa retoorikaga, ilma mitte mingisuguse sotsiaalmajandusliku analüütikuga, on osutunud paraku võltsideks. Ja teiseks, jäätmeseaduse küsimuses te mängite, et teie ei tea midagi. Aga teie valitsus esitas jäätmeseaduse eelnõu. Ja minu küsimus on, miks te surute läbi praegu enne jõule seadust, mis tõstab toiduainete hindu kuni 5% järgmisel aastal ettevõtlusorganisatsioonide hinnangul? Mis on selle idee?
Selgitage, härra peaminister, miks on vaja täiendavate regulatiivsete sammudega tõsta Eesti inimestel veelgi toiduainete hindu? Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun! Jaa, aitäh, hea küsija. Parlamendi eelnõude puhul on teil võimalus selles parlamendi debatis seda arutada. Seda esiteks. Teiseks, selline teie teatraalne kultuurisõda siin. Mulle väga meeldib, te olete harjutanud neid lauseid siin, et selline teatraalne kultuurisõda tulevikutehnoloogiate vastu. Ma ütleks, et see on nagu veider, sest ütleme nii, et tulevik tõenäoliselt ikkagi ei peitu minevikus, tulevikutehnoloogiate võtmed seal ei peitu. Et kui me tahame uut, ja esimees, keegi saalis undab. Hea kolleeg Urmas Reinsalu, et las peaminister vastab praegu küsimusele. Palun, härra peaminister. Lepime nii kokku. Jah, las peaminister vastab. Aitäh, hea esimees. Et see teie hoiak, et uued tehnoloogiad, uued investeeringud ei ole vajalikud, kliimapoliitika osana näiteks ka Rail Baltic, majade soojustamine, minu meelest see on pentsik. Tulevad uued rongid, tulevad uued rajatised. Tegelikult see ongi see, mille suunas tuleb minna. Ja ka ettevõtjad investeerivad. Kõik need valdkonnad, keda te nimetate, nende ettevõtjatega on meilgi pidev suhe ja hea suhe, ma ütleks nii. Julgen öelda, et nad investeerivad kõik uutesse tehnoloogiatesse, nii et jah, selline nii-öelda kultuurisõja sildistamine, ma arvan, ei too kasu, pigem jätab meie ettevõtjad kõrvale erinevatest võimalustest. Nii et seetõttu ma teie vaadet muidugi ei jaga. Nüüd, mis puudutab inflatsiooni ja hinnatõusu, siis jah, sellel aastal see on kõrge. Tuginen siin Eesti Panga sellistele hinnangutele, umbes kolmandik ehk on maksudest, 2/3 on palgatõusudest ja toorme tõusust. Isegi kui see vahekord on teistsugune 60-40, siis sellel on erinevad komponendid ja väga palju ka on peegeldunud kiire palgatõus läbi teenuste hindade läinud tegelikult suurematesse hindadesse. Nii et siingi mul on teile häid uudised siin jõulueel. Hinnatõus raugeb. Järgmisel aastal on see juba oluliselt väiksem kui sellel aastal. Nii et seda ka erinevad analüütikud kirjeldavad. Nii et mul on hea meel, et ma saan enne jõule teie südamele rahu tuua. Maksuküür, mille autorid olid Isamaast, kaob 1. jaanuarist, inimestele jääb rohkem raha kätte. Kindlustunne on kasvanud, tarbijad, inimesed saavad oma tulevikku paremini kindlustada. Ka majandusnäitajad kasvu mõttes on paremad ja kõik olulised õigusaktid me loomulikult räägime ettevõtjatega läbi, aga selleks ei ole sellist lavalist teatraalset võitlust siin vaja. Saame ka ilma teieta. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja lugupeetud peaminister. Hiljuti endine juhtiv riigiprokurör Margus Kurm tuli välja ettepanekuga riigiprokuratuur sellisel kujul kaotada. Jutt oli sellest Isamaa ümber käivast loost praegu. Aga ma mäletan, et sinu parteikaaslane professor Igor Gräzin on korduvalt seda juttu rääkinud. 2018 ma vaatasin, on ta kirjutanud otse, et prokuratuur seisab oma seisundi ja tegevuse poolest väljaspool kontrolli ja ei ole kohane demokraatlikule õigusriigile. Ja minu küsimus sulle kui peaministrile on, et kuidas tuleks sellesse mõttesse suhtuda? Et need signaale on läbi aegade olnud üsna palju. Aitäh. Aitäh. Enne kui te vastate, härra peaminister, siis ma pean täpsustama, et see nüüd ei lähe küsimuse esialgse püstituse alla, aga kuna see on niivõrd lai, siis lai teema on poliitilised valikud, et siis härra peaminister, palun, kui te soovite vastata, siis palun. Lühidalt kommenteerin, et on ilmselgelt klaar, et sellised pealkirjad on suuremad ka elu ise, et prokuratuuri ilmselt keegi laiali saatma ei hakka. Et iseenesest on muidugi pentsik, et inimene, kes on seal aastaid töötanud, sellise üleskutsega nüüd esineb, aga jah, et ma saan aru, et ta vaatab seda täna kellegi kaitse rollist ja arvab teistpidi. Et see on loogiline, et võib-olla seegi on nagu osa sellest debatist. Aga seda enam, et Margus Kurm on aastaid prokuratuuris töötanud, et mina pigem tema asemel, aga mina ei ole tema asemel, teeks
neid ettepanekuid, mida siis tuleks paremini teha. Eriti kui sa süsteemi tead, siis mina alustaks sellest. Aga ta on kirjaoska inimene, tunneb süsteemi õigusvaldkonda kindlasti paremini kui me keegi siin, nii et küllap ta suudab neidki ettepanekuid teha. Mina pigem ootaks neid, et pealkiri, et advokatuur tuleb laiali saata või kohtud laiali saata või prokuratuur laiali saata, need pealkirjad tegelikult, me kõik saame aru, et sellest pealkirjast ei muutu mitte midagi. Aitäh. Suur tänu. Järgmine teema võimaldab sellesse valdkonda oluliselt põhjalikumalt sisse minna, sellepärast et teemaks on kohtureformi plaanid ja küsija on jätkuvalt kolleeg Peeter Ernits ja küsimus on suunatud justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostale. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja ja lugupeetud minister. Eelmisel nädalal olin ma Tartus Eesti kohtunike kogu suurkogul, kus osales umbes 3/4 Eesti kohtunikkonnast. Maakohtunikud, ringkonnakohtunikud, kohtute juhid, riigikohtunikud ka. Ja teie vaatasite seda asja läbi pildi seinal, selle Tartu Ülikooli Vanaraamatukogu Valge saali seinalt. Ja siis toimus ka teie nii-öelda kohtureformi nende erinevate hinnang Eesti kohtunikkonnast. Ma olin nende seas, istusin. Ja vist oli 2 või 3 arvasid, jäid erapooletuks või olid selle vastu. Ma ei ole niisugust ühtsust näinud ausalt öeldes kunagi varem, eriti veel kohtunikkonnas. Ja minu küsimus teile on see, et kas te kavatsete jätkata kohtute liitmist sisaldava eelnõu menetlemist sellises olukorras, kui praktiliselt kogu kohtunikkond on selle vastu ja analüüside kohaselt liitmisega soovitud positiivseid eesmärke saavutada pole võimalik? Aitäh! Aitäh teile küsimuse eest. Kohtureformi on ette valmistatud pikka aega. Selle käigus on toimunud väga palju arutelusid, kaasamisi, kohtumisi, väga palju väga erinevaid hääletusi, väga erinevate tulemustega ja ka eelnõud, mis seda kogu kohtureformi puudutavad, on olnud väga vastuoluliste kriitikanoolte küüsis. Meie roll kogu selles protsessis on olnud see, et me otsime kogu aeg häid kompromissikohti, mis siiski lahendaksid seda tuumküsimust, mida siin Riigikogu on ju mitu aastat järjest vaadanud ja mis väga lühidalt kokkuvõttes on see, et maksumaksja paneb kohtusüsteemi üha rohkem raha ja samal ajal kohtumenetlused üha pikenevad. See eesmärk, et saada inimeste jaoks, ettevõtete jaoks kiiremini kätte õiguskindlad, õiglased kohtuotsused, see eesmärk on meil kõigil usutavasti ühine. Kohtureform koosneb väga-väga paljudest komponentidest. Kõik need komponendid on loomulikult laia arutelu küsimused ja ka nüüd on eelnõule, mille me oleme teinud siis vastavalt eelmisele eelnõule esitatud ettepanekutele tagasisidestamise aeg ja see tagasiside juba senise praktika põhjal on olnud, ühed arvavad ühtepidi, teised arvavad teistpidi, ka kohtunikkonna enda sees on vastandlikke arvamusi, see on täiesti normaalne demokraatlik debatt, kust siis lõpuks tuleb leida need head kompromissikohad. Kindlasti vaatame otsa ka sellele tagasisidemele, mis nüüd tuleb ja teeme vajalikud muudatused eelnõus. Tulen aga selle juurde lõpetuseks, et kohtureform ise tuleneb ikkagi kohtute endi poolt heaks kiidetud kohtute arengukavast. Ja kohtute arengukavas toodud eesmärgid on meil ikkagi ju plaanis täita. Ja samuti ka see kohtute arengukava toob terve rea neid lahendusi esile, nii et seda mööda me liigume. Seda, et selle ümber on debatte ja arutelusid, see on demokraatlikus avatud riigis, mina ütleks, väga tore, väga hea ja väga positiivne. Aitäh! Suur tänu! Ja Peeter Ernits, teile on täpsustav küsimus, palun. Ja juhataja, lugupeetud minister. Jah, see on ilus jutt teile, mis te ütlesite, aga kui te oleks selles saalis olnud, siis te nägite, te olid teie ja ülejäänud kohtunikkond füüsiliselt, reaalselt.
need, kes määravad või mõistavad õigust, eks ju. Nii et see hea, et te seal ei olnud, eks ju, aga jutuks. Aga teine küsimus, et kuidas tagada tagab riik kohtute liitmise tulemusena põhiseaduse paragrahv 24 ette nähtud kohtualluvuse, kui kohtute tööpiirkonnad kaotatakse, suur kohus. No näiteks, et kui kohtud koonduvad suurtmatesse linnadesse, aga kuidas inimene, kes näiteks elab Kehtnas või kusagil Leidaperes või kus iganes, kus tema teab, kus on tema lähim kohus ja kui maakohtuid enam ei ole ja tööpiirkonnad kaotatakse. Neid küsimusi on väga-väga palju, lugupeetud minister. Aitäh! Ma pean siiski rõõmuga tõdema, et ma olen teinud 2 tiiru mööda Eestimaad, käinud kohtud läbi ja kohtunud ka füüsiliselt väga palju kohtunikega kohapeal, mitte ainult Tallinnas, vaid üle kogu Eesti. Neid kohtumisi on olnud väga palju. Me oleme ka, kuna kohtureform on äärmiselt oluline teema, oleme korraldanud ka regulaarselt kord kuus kohtuhommikuid, kuhu kõik kohtunikud saavad tulla ja mis on olnud väga populaarsed, nii et neid füüsilisi ühes ruumis kohtumisi on olnud väga palju. Ja ma väga väärtustan kogu seda tagasisidet, mis on tulnud. Nüüd teie küsimus selle peale, et kust inimene teab, mis on talle kõige lähem kohus, sellele on 2 vastust. Esimene vastus on see, et tegelikult kohtud ise juba teevad kohtuniku eestvedamisel, mitte riigiametnike eestvedamisel, vaid kohtunike endi eestvedamisel, teevad infosüsteemi uuendust, mis siis tagab kohtuasjade võimalikult mõistliku jagamise. Ka täna on meil selline olukord ju, kus näiteks Kuressaare inimesed või siis ütleme nii, et Muhu inimesi teenindab ka täna Pärnu kohus ja vastupidi. Ehk et Muhus ei ole küll kohust, vabandust, selles mõttes mitte, Kuressaare on ikka parem näide. Kuressaare ja Pärnu on ju ka meil ühes kohtumajas täna või ühes kohtus täna. Nii et kohtunikud on näidanud, et vaatamata sellele, et kohus asub erinevates linnades, suudetakse kohtuasju jagada nii, et inimesel on kohtupidamine kõige lähemal. Ja see tuleneb sellest, et 80% kõikidest tsiviil- ja haldusasjadest lahendatakse kirjalikus menetluses. See tähendab seda, et inimene tegelikult üle kohtumaja ukse ei astugi. 80% tsiviil- ja haldusasjadest ja umbes pooled kriminaalasjadest lahendatakse kirjalikus menetluses. Juba täna on näiteks Pärnu maakohus erinevates kohtumajades, isegi üle mere kohtumajades, ja juba täna nad on suutnud leida väga head lahendused, kuidas seda teha. Need kohtuistungid, mis vajavad inimestel kohal olemist, sätitakse inimesele kõige lähemale ja need kohtuasjad 80% tsiviil- ja haldusasjadest, umbes pooled kriminaalasjadest, mis on kirjalikus menetluses, neid lahendatakse vastavalt siis kohtuniku spetsialiseerumisele. Ja kohtunikud ise praegu veavad seda, kuidas see uuendatud infosüsteem seda jätkuvalt niimoodi teeb, et kõik on kõige paremini korraldatud just nimelt tõesti inimeste jaoks, et see inimesele oleks võimalikult mugav. Seda tööd juhivad kohtunikud ise ja teevad seda juba täna. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, lugupeetud minister. Mina olen ka nüüd nendes aruteludes osalenud Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmena ja tegelikult osalen ka kodanikuna, kes on pärit väljastpoolt Tallinnat Viljandimaalt, kus Viljandi kohtuhoones nüüd on siis ka riigi täiskasvanute gümnaasium tegutsemas, kuna kohtupidamiseks niisuguseid ruume enam ei vajata. Ja peab nõustuma eelküsija härra Ernitsaga, et kohtunikud on valdavas enamuses väga kriitilised selle reformi osas tervikuna. Tõsi, on seal ka erinevaid seisukohti erinevate detailide osas. Ma arvan, et see kohtute haldamise teema iseenesest seal mingit kompromissi leida on lihtsam. Aga see, mis puudutab nüüd regionaalset kohtupidamise kättesaadavust ja muret kodaniku poolt vaadatuna, on minu arvates väga tõsine. Ja see ka, mis puudutab kohtunike sõltumatust läbi kohtute liitmise, on tõsine probleem. Kas te olete valmis, just pean silmas nüüd kohtute liitmise teemal, tegema ka tõsiseid kompromisse, sest minu arvates see on ikkagi üks tõsisemaid konfliktiallikaid praegu. Aitäh!
Aitäh! Väga head küsimused. Kõigepealt saan kinnitada, et Viljandi, ent mitte ainult Viljandi, vaid 15 Eesti linna on siis praegu kooskõlastusringil olnud eelnõus eraldi välja toodud kohtupidamise kohtadena. Sellist regionaalset kindlust ei ole varem Eestis olnud. Siiamaani on kohtumajade avamine, sulgemine olnud ministri käes ja meie ettepanek on see, et me toome selle Riigikogu otsustada 51 hääle seadusesse ja seaduse tasemel lähevad kirja kohtute asukohad, sealhulgas ka Viljandi. 15 linna üle Eesti, kuhu see kohtupidamine seadusega garantiiga siis olema saab ja ma rõhutan üle, niisugust kindlust ei ole varem olnud. Ehk et regionaalpoliitiliselt on see eelnõu igal juhul erakordselt hea, sest ta tagab sellise kindluse, mida kunagi varem ei ole olnud. Nüüd te küsite ka selle üle, et mis puudutab kohtunike sõltumatust. Kohtunike sõltumatus on ülioluline teema ja senine eelnõu, ja niimoodi ta ka jääb, tagab kohtunike sõltumatust senisega võrreldes palju paremini. Ja see tuleneb sellest, et kui praegu minister määrab näiteks kohtujuhi, siis see läheb kohtunike endi kätte. Kohtute juhtimine läheb ministeeriumist välja, kohtuid ei hakka enam juhtima minister ja ametnikud, vaid kohtud hakkavad iseennast juhtima. See tähendab seda, et kohtunike sõltumatus, terve kohtusüsteemi sõltumatus oluliselt kasvab. Kohtute nõukokku valivad esindajad kohtunikud ise. Ja tõepoolest on selles kohtunike nõukojas praegu ka 2 Riigikogu liiget ja minister ehk siis 3 poliitikut, mis moodustavad selge vähemuse. Sellise ettepaneku on lugupeetud Riigikogu kohtu liige Ivo Pilving teinud. Kohtute haldamise nõukoda on selle, ehk kohtunike esindajad ise on selle poolt septembrikuus hääletanud ja loomulikult saab arutada selle üle, et kas Riigikogu peaks olema esindatud või mitte. Praegu on kohtunikud ise selle poolt hääletanud, selle poolt olnud, aga kokkuvõttes kohtute iseseisvus ja sõltumatus enneolematul määral kasvab. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister, ja sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 6. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea istungi juhataja ja peaminister. Automaksu ja registreerimismaksu kehtestamisel prognoosis valitsus tookord märkimisväärseid tulusid. Nüüdseks on selgunud, et mõlemad laekumised on olnud kordades väiksemad prognoositust ja samal ajal on automüügisektor langenud, uute sõiduautode müük vähenenud ning ka käibemaksu laekumine on vähenenud, ehk et majandusele on see toonud pärssiva mõju. Nii suurt uute autode müügi kukkumist nagu Eestis ei ole olnud kusagil mujal Euroopas. Eestis oli uute autode müük septembris võrreldes aasta tagusega langenud 44,5% ja kokku kogunes tänavu 9 kuuga langust aasta võrdluses 40,5%. Autoturg jätkas ka novembris langust. Uute autode registreerimine kukkus drastiliselt ja seda asjaolu ei päästa ka see, et Rahandusministeeriumi asekantsler Evelin Liivamägi esitas AK eetris automaksu mõju ilustava vale väite, et justkui oleks ettevõtete autoostute määr taastunud. Statistika seda ei tõesta. Ja automüüjad möönavad, et Rahandusministeeriumi kommunikatsioon on talumatu, sest mingit tõusu pole. Ka eraisikute liisinguga ostude hulk on kahanenud poole võrra ning otseostud samuti poole võrra. Samuti on automaks edasi lükatud uute autode ostud kiirendanud ka autopargi vananemist, ehk et Eesti teedel sõitvate autode keskmine vanus on stabiilses kasvutrendis, mis omakorda mõjutab ja hakkab üha rohkem mõjutama ka meie liiklusohutust ja tõenäoliselt suurendab liiklusõnnetuste ohvrite arvu. Keskmise autopargi vanus ulatub 15 aastani ja tegemist on ühe kõrgeima näitajaga Euroopas, ehk siis jälle millegagi oleme taas lisaks hinnatõusudele, inflatsioonile ja vaesusele Euroopas esirinnas.
Ja minu küsimus on, kas valitsus tunnistab, et automaks ja registreerimismaks ei täida eesmärke, mille nimel need kehtestati, ja kui laekumised on väikesed ning majanduskahjud suured, siis kas valitsus on valmis kaaluma nende maksude ümbervaatamist või kaotamist? Ja ma räägin siin ikkagi põhimõttelistest sammudest, mitte tagantjärele kosmeetilistest muudatustest, mida meie ju omal ajal siin ette panime, et suuremat kahju ära hoida, aga mida teie valitsus tookord keeldus arvestamast. Kas tunnistate oma läbikukkumist? Aitäh, härra peaminister, palun. Aitäh, hea küsija. Kõigepealt laekumiste kohta, jah, neid numbreid saab anda Rahandusministeerium. Eks nad siis, meil on nüüd detsembrit õige vähe jäänud, et küll nad siis löövad need numbrid kokku. Minu info on ilmselt sama, mis teil, et prognoositav registreerimistasu kindlasti ei ole selles prognoosi ulatuses. Vähemalt minul on vähemalt esialgu selline ettekujutus. Senised numbrid seda küll ei kinnita. Ja siis, nii et sellega me oleme just nõus. Ja mis puudutab aastamaksu, siis selle laekumine on vist kaunis prognoosi lähedal, aga kas see kedagi rõõmustabki. Mida me oleme põhimõtteliselt kokku leppinud ja mis võib-olla seda automaksu tegelikult nüüd minu meelest tulevikus võiks ka iseloomustada. Ma saan aru, et tuleb 27. aasta ja kõik valmistuvad valimisteks, nagu siin Reinsalu juba andis teada, et tingimata 27. märts on see tähtaeg. Et automaksu, see aasta osa, mida me siis kõik maksame, kellel autod on, kes kasutavad, see läheb teedesse, selle me oleme põhimõtteliselt kokku leppinud ja sisuliselt on tegemist nüüd nagu teede ehituse või teede maksuga. Et järgnevatel aastatel, järgneva 4 aastaga umbkaudu 280 miljonit täiendavat raha läheb teedesse. See tähendab seda, et ilmselt juba järgmisel aastal, ma loodan, me ei eksi, me hakkame nägema päris suures hulgas erinevaid tee-ehitusi. Kindlasti tuleb siis opositsioonilt ka pahandamist, et kes nüüd siis need teed ehitusse pani. Aga et me lihtsalt teaksime, et see sama auto aastamaks, mida kokku korjatakse ja mis kindlasti rõõmu ei tee, kui maksu pead maksma, ega keegi rõõmusta maksude üle, läheb teede ehitusse ja selle eest umbes ligi 50 kilomeetrit saame Pärnu maantele 2+2 teed, nii et Pärnu poole on päris kõva ehituse ees ootamas ja Tartu maantele tuleb või Tartu poole tuleb ka umbes 20 kilomeetrit 2+2 juurde sellest rahast. Ja ilmselt saab ka kohalikele teedele ja olulisematele objektidele sealt rahastust. Nii et kui midagi selles, ma arvan, Eesti enim kirjutatud maksus, midagi head või positiivset siin aasta lõpus otsida, siis minu meelest pigem see sama sõnum, et selle raha eest me nüüd siis ehitame neid teid, mida me tegelikult tahamegi. Ja nii palju, kui mina inimestega olen vestelnud, siis see sõnum, et aastamaksust makstav raha läheb teede ehitusse, seda üldiselt peetakse mõistlikuks ja õiglaseks, isegi kui see maks tingimata ei ole südamelähedane ega armas. Nii et ehk see annab võib-olla teilegi siin jõuluteel meelerahu, et selle eest me ehitame kõvasti teid ja teed saavad kvaliteetsemaks ja vabandan juba ette ebamugavuste pärast, mis teede ehituses saavad olema järgmisel aastal, aga väga palju saab seda olema. Aitäh! Suur tänu. Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, et need küsimused, millele teil vastuseid ei olnud, ma küsisin neid tegelikult ka Rahandusministeeriumist, aga vastuseid ei ole siiamaani tulnud, et ilmselgelt on need näitajad nii katastroofilised, et kuidagi ei taheta seda paberile panna. Ja mis puutub teedeehitusse, sinna minevast rahasse, siis teate, teedesse pidid juba ammu minema aktsiisid, mida ka tõsteti ja teedeehituse raha on olnud kogu aeg eraldi rea peal. See, et oma läbikukkumist praegu püüate ilustada sellega, et oi, näed, me anname teile, et paneme selle nüüd, hakkame teedesse panema. Ei usu. Aga teine küsimus on see, et natuke teisest ooperist, et juba pikemat aega on Eesti inimesi tabanud telefonipettuste laine, mis viib igakuiselt inimestelt petturite taskusse 10 miljoneid eurosid. Suurte kõnekeskuste jäljed viivad Ukrainasse, kus siis ilmselt osavalt on värvatud ka nüüdseks head eesti keelt rääkivaid kaastöölisi ning pettukõned küll MTA, siis Maksu- ja Tolliameti, küll Omniva, Eesti Energia, kullerfirmade nimel tulevad juba valdavalt Eesti telefoninumbritelt. Sotsiaalmeedias on jagatud kuvatõmmiseid ja videoid nende telefoninumbrite ja kõnedega ning tundub,
et asi on läinud absoluutselt üle igasuguste piiride ja meie inimesed on rahvusvaheliste petturite eest täiesti kaitsetud. Eriti saavad pihta üksikud vanainimesed ja ühiskonna haavatavamad liikmed, kes pole võib-olla kõige digipädevamad ja usaldavad riiki ja riigi nimel tehtavaid petukõnesid ja kirjutatud e-kirju ja annavad oma pangakoode kurjategijatele. Ja nagu ma juba ütlesin, petturid on osavad ja halastamatult ning kõik on juba täiesti epideemiline. Riik, kes peaks oma struktuuridega oma kodanikke kaitsma, on jätnud nad täiesti kaitseta ja petturid on teavitustest alati sammu võrra ees. Meil ehitatakse nüüd küll suurelt üles totaalselt jälgimisühiskonda ja rajatakse kaamerate võrgustikku, aga siinkohal tundub, nagu elaksime kiviajas. Mitte mingid riigipoolsed huvi nende suurpetturite võrgustike välja selgitamiseks ja kahjutust tegemiseks ei ole märgata. Kas tegemust on lihtsalt suutmatusega või siis hoopis soovimatusega probleemidega tegeleda, kuna ma ütlesin, suured kõnekeskusid ja petturite võrgustike juhtorganid asuvad väidetavalt Ukrainas ja sinnapoole vaadata ju ei tohi või siis on ka meie riigi ressurss, eks ole, seda meeletut korruptsioonipesa ja seda kuritegevuse pesa sealt üldse nagu lahendama hakata, on liiga väike. Kas valitsus kavatseb ses osas midagi ette võtta ja jätkubki see samamoodi edasi, et Eesti inimeste raha voolab karistamatult kümnete miljonite kaupa kuus rahvusvaheliste petturite kaupasse? Aitäh, Helle-Moonika Helme. Aitäh. Härra peaminister, palun. Jah, aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud küsija, et sellega me oleme muidugi ilmselt omavahel isegi nõus, et see on probleem. Eesti inimesed ei peaks petta saama. Ja selliste pettuste puhul muidugi kõige kindlam viis seda ära hoida on hoolikas olla küberasjades, teadlik olla sellistest petuskeemidest. Nii et ma arvan, et võib-olla see tänane meie infotunni arutelugi väikse tõuke annab, et kõik vaatavad üle need lingid, millele nad klikivad, kõik vaatavad üle need kohad, kuhu nad oma andmeid annavad ja kontrollivad helistaja, küsija tegelikke põhjusi, motiive ja päritolu. Nii et see on alati nagu oluline. Sest ütleme, et kõige lihtsam on ju alati vaadata, et kes sulle helistab, et seda ka kontrollida järgi sealt, kus see on, eriti kui küsimused on igasugustele kahtlastele küsimustele mitte vastata ja ütleme ka veebiteel kindlasti ei maksa oma PIN-koode või midagi muud jagada, et kindlasti pangast ei helistata, et kontrollida inimese arvel toimuvat. Ja ärevuses on väga lihtne ka tekkima selline olukord, kus inimesele öeldakse, et tema lähedane on sattunud õnnetusse, nüüd on vaja kohe raha, aga riik sellist raha ju tegelikult ei küsi, et me teame, et meie politsei, pääste või tervishoiusüsteem töötab ilma seda küsimata. Nii et sellised asjad on kõik ära hoitavad ja loodetavasti meie inimesed käituvad teadlikult, sest ütleme, ega aastate vältel, ma siiski meenutan, on olnud siin ka erinevaid laineid, kus on erinevaid linke tulnud ka erinevate kullerfirmade, nüüd jõulueelmised ka kullerid tellitakse rohkem nimel, kus on palutud klikkida ja anda oma andmeid või ülekandeid teha, et kõik see tuleb üle kontrollida loomulikult. Nii et ühesõnaga selle jutu mõte on see, et need pettused on ära hoitavad. Ise tuleb olla ka tähelepanelik ja me kõik peame seda tegema, kõik kaasa arvatud. Riik kindlasti teavitab, riik tegeleb teavitustegevusega, tegeleb ka kurjategijate püüdmisega, selleks on Politsei- ja Piirivalveamet, teeb ka rahvusvahelist koostööd. Mis mulle väga ei meeldi, et te toote eraldi välja Ukrainat, et just Ukraina oleks selle nii-öelda pettuste alus. See pilt ilmselt ikkagi päris selline ei ole, et neid pettusi erinevaid vanast ajast on olnud meil nii Nigeeria kirju kui kõike muud. Need on paljudest ja parlamendi esimees jälle saalist tuleb Lugupeetud Riigikogu liige Helle-Moonika Helme, et lubage härra peaministril vastata, et te üritate kogu aeg talle vahele segada ja ta ei saa rahulikult oma vastust lõpetada, et härra peaminister, palun lõpetage. Aitäh, hea Riigikogu esimees. Et justiits-digiminister ütleb, et Interpoli andmetel suurimad sellised keskused asuvad Myanmaris, Kambodžas, Laoses ja Filipiinidel, kui te just seda peate teadma. Aga jah, riik näeb vaeva ka rahvusvahelise uurimisega, Politsei- ja Piirivalveamet tegeleb, aga hästi oluline on ka oma kodanike teavitamine, et kahtlastele linkidele, kahtlastele küsimustele ei maksa tundlikku informatsiooni jagada. See on kõige parem ennetus tegelikult pettuste ärahoidmisel. Aitäh. Aitäh. Ja lisaküsimuse esitab Martin Helme, palun. Ja see, mida Moonika üritas siin märku anda, on see, et
peaministri jutu järgi on kogu mure vaja inimestel endal lahendada ja riik lihtsalt annab meile soovitusi, kuidas kuritegevusega võidelda, et see tegelikult nii käima ei peaks ühes normaalses toimivas riigis. Aga kuna küsimus on meil olukorrast riigis ja see on lai teema ampluaa, siis ma loen teile ette teie endise koalitsioonikaaslase Raimond Kaljulaidi ühe tsitaadi, kus ta ütleb niimoodi. Kui 2019. aastal oli EKRE valitsuses ja selle ministrid mõnitasid Joe Bidenit, siis oli üleriigiline suur skandaal ja kõik said aru, et see ei ole Eesti huvides. Praegusel hetkel mõnitas Reformierakonna rahandusminister Jürgen Ligi toorelt Ameerika Ühendriikide praegust presidenti ja tema poliitikat, aga ükski koer ei haugu. Eks see näitab, et meil on Eestis teatud riigiaadel ja seda riigiaadelt ei puutu keegi. No jutt käib sellest, et teie valitsuse liige Jürgen Ligi siin võttis kommenteerida Trumpi algatust Ukraina rahuplaani teemal. Ütleme siis niimoodi, et Ligi liikus mahlas eriti ilkuvalt ja mõnitavalt, ega ta teistmoodi ju suhelda ei oskagi. Ja ma annan siin juures võimalus, et võt, kui siin juba 2019 tuli jutuks ja Jüri Ratase valitsus, Jüri Ratas alailma vabandas. Ta oli kohe niisugune hea mees, vabandas kõigi ja kõigi pärast kogu aeg. Et kas te ei tahaks Jürgen Ligi pärast vabandada Trumpi ees? Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh. Mulle väga meeldib, kuidas olukorrast riigis alati laieneb erinevateks küsimusteks ja küll ta siis olukorrast riigis on, aga see on lausa rahvusvaheline. Et see omandas täiesti uue mõõtme jälle. Et ei ole hullu. Nüüd ma tulen selle eelmise viidatud küsimuse juurde, millest küsija alustas tagasi, et keegi ei arva, et kuritegevusega võitlemine oleks kodaniku ainumure. Aga pettuste ärahoidmise, ma arvan, esimene samm või mitte pettuse ohvriks langemise esimene samm on ikkagi ka iseenda küberteadlikkus. Et ma ei tea, võib-olla ka see ei ole nagu võib-olla täpne võrdlus, ma rõhutan, et see ei ole täpne võrdlus, aga võib-olla ei maksa näiteks pangakaardi teisele küljele kirjutada selle PIN-koodi, eks ju, et samamoodi me ei peaks andma inimestele, kes meile ei tundu usaldusväärsed või kelle tausta me ei tea, või ka linkidele klikkima, mille usaldusväärsus ei ole kontrollitud, sest seda saab ju alati lihtsalt teha, isegi kui sa ootad mingit saadetist või pakki, siis saab vaatad sellelt leheküljelt järgi, mitte ei kliki igat linki. Ja organisatsioonides, asutustes õnneks ma eeldan ka, et eraettevõtetes viiakse selliseid koolitusi läbi, et korra kuus näiteks või korra kvartalis küberturvalisuse mõttes testitakse, kas inimesed annavad oma väärtuslikku informatsiooni või klikivad neid linke, mida ei peaks. Ja see on päris oluline, sellised harjutused, ma ei tea, kas Riigikogus selliseid harjutusi tehakse, et see kindlasti on oluline. Ja sellest tuleneb ka see minu mõte, mida ma ka Helle-Moonika Helmele ja teile ka kindlasti ütlen, et inimesed peavad ise ka olema valvsad selles suhtes, sest tänapäeva digitaalsel ajastul, kasutades ka tehisintellekti abi midagi muud, võib kes iganes teeselda keda iganes. Et nii saatjad, allikad kui inimest. Nii et seetõttu jah, tuleb olla mõnevõrra ettevaatlikum ja samamoodi tuleb oma võimlastel, sugulastel olla toeks, et kui on keerulised ettevõtmised või mingid küsimused, siis tuleb hoida seda kontakti, sest tihtipeale jah, et ega siis uued tehnoloogiad võib-olla inimestele, kes pole kokku puutunud, tekitavadki segadust. Eriti jõuluaeg. Teil on 35 sekundit aega, et vastake see teine pool ära. Eriti jõuluaeg on väga kena aeg, kus on võimalik ka sugulastega kohtuda ja seda arutada. Nüüd teise poole juurde, mis puudutab Jürgen Ligi Facebooki postitusi, siis neid saab kommenteerida Jürgen Ligis. Aitäh. Aitäh. Sellega me lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemisel. Liigume edasi tänase 7. küsimuse juurde ja see on samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Helmen Kütt ja teemaks on puuetega inimeste toimetulek Eestis. Helmen Kütt, palun. Suur tänu, austatud eesistuja, härra peaminister. Täna 3. detsembril tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva, mida hakati siis ÜRO eestvedamisel tähistama juba 1992. aastal ja Eestis 1996. aastal, mil siis Eesti Puuetega Inimeste Koja algatusel toimus ka esimene rahvusvahelise puuetega inimeste päeva konverents.
Ja lihtsalt ka võib-olla infoks ja ka kuulajatele jälgimiseks ja teadmiseks, et puude raskusastmega inimesi Eestis on siis 102 863 ja vähenenud töövõimega inimesi 91 105, et see on päris suur hulk inimesi, kes selle termini alla või päeva alla siis ka lähevad. Ja nüüd ma kasutangi ka võimalust ja õnnitlen Eesti Puuetega Inimeste Koda, töökat meeskonda ja kõiki üle Eesti tegutsevaid siis kodasid, seal töötavaid organisatsioone, vabatahtlikke ja ka omastehooldajaid. Aga nüüd küsimuse juurde. Et oluline on, et mitte ainult ühel päeval aastas me ei räägi puuetega inimestest, vaid iga otsuse langetamisel vaatame, et me kellelegi, kes vajab rohkem kaitset, liiga ei tee, et iga otsus, mis võetakse kellegi olukorda halvemaks ei muuda. Ja ma ei ole kindlasti mitte ülekohtune selles osas, et ütleksin, et midagi ei ole tehtud. On tehtud ja on päris palju tehtud võimalusi arvestades, aga üks mure, mis jäi üles ja millele tegelikult ka siin kõnepuldis on korduvalt juhitud tähelepanu, millega on pöördunud ka Eesti Puuetega Inimeste Koda, nii sotsiaalkomisjoni, ministri kui ka valitsuse poole, ka presidendi poole, oli automaksuga seoses nende mure, mis puudutas erivajadustega inimesi, näiteks ka neid, kellel ei ole lapsi, sest lastesoodustus on, ja neid ka, kellel ei laiene siis see, et nad kasutavad bussi. Ja siis lubati, et sellega tegeletakse. Ja minu küsimus ongi, et kas te olete kursis, et kui kiire, millal on oodata seda tegutsemist ja mis see võiks siis olla? Aitäh! Aitäh! Jah, seda teemat on arutatud. Ma tean, et arutati ju, me oleme seda arutanud nii siin saalis ilmselt infotunnis kui ka muudes foorumites lahenduse otsimist puuetega inimeste ja automaksu murele. Nüüd ma tean, et Rahandusministeerium ja Sotsiaalministeerium otsisid juba loodetavasti lahendust, et saaks nendesse eelnõudesse, mis on menetluses, et selle paranduse sisse panna. Nii et mida varem nad selle lahenduse leiavad, seda parem. Ma eeldan, et see lahendus peaks või idee peaks saabuma ikkagi kas selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses või kevade poole. Et ma vähemalt loodan seda, et kui niimoodi püüda ajaliselt määratleda. Ja seejärel tuleb siis parlamendi liikmetega see läbi arutada, et kas see on rahuldav lahendus, puuetega inimestega läbi arutada, kas see on rahuldav lahendus ja siis seejärel see ka eelnõuna ära teha. Et ma tean, et see töö käib, jah. See on lühike vastus. Ja minu meelest oleks ka see esimene lahendus, mis esialgsena kunagi ammu tegelikult pakuti välja, oleks võinud olla. Kahjuks see tuli tagasi. Et minu arvates seegi oleks olnud tegelikult hea lahenduseks. Olgu, aitäh. Aitäh ja Helmen Küttel on täpsustav küsimus, palun. Ja suur aitäh ja väga tore kuulda, et asjad liiguvad, loodame, et jõuavad ka siis lahenduseni, mis tegelikult ka neid inimesi aitab ja toetab. 19. novembri infotunnis esitasin ma küsimuse, mis siis tegelikult puudutas rahvatervishoiu seadust ja selle juurde käivaid nõudeid hoolekandeasutustele elamistingimuste osas. Ja kuna need tegelikult 1. septembril oleks pidanud juba olema määrus välja antud, siis nad ei olnud selle ajani veel seda määrust ja tegelikult oli pandud ootele 24 hoolekandeasutuse taotlused, sest lihtsalt polnud nõudeid määrusega kokku pandud. Ja tol korral te vastasite ja nüüd ma tsiteerin. Ma olen küsijaga nõus, küll teadmata täpselt selle määruse ja nõuete asjaolusid, aga mulle tundub, et siin on protsessid olnud aeglasemad, kui peaksid olema, vähemalt teie kirjeldatuse põhjal. Aga ma kindlasti küsin järele ja küsin ka täpsemalt, tsitaadi lõpp. Ja minu küsimus on, kas te saite selle kohta infot ja kas tänaseks on see määrus olemas ja need asutused enam ei pea olema ootel väga vajaliku teenuse pakkujana? Aitäh! Aitäh. Ma loodan vastuse saada nüüd kas sellel nädalal või järgmise nädala alguses, nii et siis järgmises infotunnis saame käsitleda. Aitäh. Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea Riigikogu juhataja, lugupeetud peaminister. Võtan kinni Helmen Küti esimese küsimuse sabast ja nendin rahanduskomisjoni liikmena, kus me tõesti oleme automaksu erinevate eelnõude puhul ka puuetega inimeste jaoks vajalikku soodustust arutanud, et seda lahendust ei ole ja keegi ei kinnita, et see ka paari järgmise aasta jooksul tuleb. Nüüd
teades, et laste eest tagasiulatuvalt väga paljud pered nüüd said juba selle soodustuse, see juhtus seetõttu, et teie peaministrina ütlesite selle kaamera ees välja, et selline asi tuleb laste soodustus, tuleb tagasiulatuvalt. Teadmata, et kas andmebaaside ühendamine on võimalik, kui palju see aega võtab või milline on soodustuse täpne rakendamise mehhanism, mis emale või isale või kuidas lapsevanemate vahel jaguneb. Kas te saate teha äkki tänase puuetega inimeste päeva puhul selle žestiga puuetega inimestele ja ütlete kaamerasse, et tõepoolest puuetega inimeste automaksusoodustus tuleb, ma ei tea, tuleb 1. jaanuarist 2026 ja siis saavad kõik selle sõnumi kätte ja ilmselt see lahendus tuleb kiiremini kui alternatiivsetel viisidel. Aitäh! Aitäh, hea küsija, ma kõigepealt tänan teid selle sama pingutuse töö eest. Ma tean, et seda lahendust otsitakse üle välja, et see ei ole kuidagi ainult koalitsiooni eripära. Ja mis puudutab lastega perede soodustust, siis see oli siiski enne koalitsioonis kokku lepitud, et see tuleb, et ühiselt ka läbi arutatud, et see päris nii ei käi, et peaminister ütleb ja nii kohe juhtub, et samamoodi kaitsekulude kasv 5%-le, et see küll ei läbimõeldud tegelikult ettenähtav suund, eks ju, et kõik saavad aru, et see päris üksiti ütlemisest kinni ei ole. Aga ma saan kinnitada küll seda sama, mida te juba tegelikult teate, et see töö käib, praegu selle lahenduse otsimine käib ja mul on pigem nagu kahju, et see esialgne valik, mis presidendi poolt tagasi saadetud, ei kõlvanud. See tegelikult vist oleks kõigile osalistele mugavam olnud, et ma ei olegi õigupoolest aru saanud, et miks see nii on, et võib-olla see ühel hetkel siiski kõlbab, aga kui ei kõlba, siis leitakse teine lahendus. Aitäh! Suur tänu ja sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Ja liigume edasi. Tänane 8. küsimus on taristuminister Kuldar Leisile. Küsib Riigikogu liige Mart Maastik ja teemaks on Euroopa ühendamise rahastus 2028 kuni 2034. Mart Maastik, palun. Ja, suur tänu, härra eesistuja, austatud minister. Esmaspäeval siis tutvustasite majanduskomisjonile Euroopa ühendamise rahastu 2028 kuni 2034 ülevaadet ja seal siis olid toodud ka Eesti vajadused energeetikas. Piiriülesed võimalikud ühendused, siis Estlink 3, Estlat 4, mis on siis läbi Saaremaa viidav Läti ühendus, selle kaasrahastuse väljavaade kokku 915 miljonit eurot ja siis taastuvenergia võimalikud projektid nagu Paldiski vesisalvesti, Saare-Liivi meretuulepark jälle, siis Elvin meretuulepark. Ja mind üllatab see, et kuigi nagu arvatakse, et nagu Euroopa Liidu raha, et mis seal on, et me peame selle nagu laiaks lööma piltlikult öeldes, et ei mõisteta seda, et see raha on ka, me oleme ise ka Euroopa Liidu liikmed. Ja on ammu selgeks tehtud seda, et meretuuleparkide ehitus on ülikallis, 3–5 korda kallim isegi võrreldes maismaa tuulepargiga. Ja ikka jätkatakse sellel teel, olenemata sellest, et kui me saame seda Euroopa Liidust rahastust mingis osas, siis on ka selge, et 50%, minimaalselt 25% tuleb ise maksta. See tähendab seda, et kui meil läheb see üle Saaremaa viidav Est-Latt elektriliin maksma hinnanguliselt vähemalt 2 miljardit, siis tuleb ka Eesti riigil panna sinna meeletu summa raha. Ikka kirjutatakse seda siia sisse. Samamoodi need Saare-Liivi meretuulepark, Elvin meretuulepark. Ja minu küsimus ongi väga lihtne, et kas tõesti ei leia Eesti riik Eesti vajadusteks energeetikas mingeid muid suuniseid kui sellised ülikallid ehitused, et iga hinna eest tuleb need ellu viia. Seda enam, et just äsja oli ju ka siin meil majandusminister kirjeldas, kliimaminister kirjeldas seda, et on vaja teha siis garantiiprogramm sellistele ettevõtmistele nagu kaasa arvatud ka nagu meretuulepargid, kus siis väidetavalt ei anta mitte rahastust meie riigi poolt, aga antakse garantii. Palun vastake, aitäh. Aitäh, härra minister, palun. Jah, aitäh, hea esimees ja hea küsija. Paraku nii, et majanduskomisjonis esmaspäeval ma ka lõpus ütlesin, et kõik see, mis puudutab energeetikat ja keskkonda, et see on minister Suti teema ja see Euroopa ühendamise rahastu suurel määral koosnebki 2 osast, et üks on siis energeetika pool, mida veab minister Sutt ja teine on siis transpordi ja liikuvuse pool, mis on siis taristuministri ehk siis minu rida. Ja nii, et ma absoluutselt ei taha täna Suti eest vastata ja
aga ma saan talle küsimused edasi anda. Aga see, mis puudutab transpordi ja liikuvuse osa, siis me tänaseks oleme väga-väga rahul sellega, mis Euroopa Komisjon on projektina praegu ette näinud rahastuse osas, sest kogu rahastus suureneb võrreldes eelmise perioodiga 2 korda. Kas see nii jääb, see selgub loodetavasti lähema aasta jooksul ja sealhulgas siis ka transpordi osa on seal 2 korda suurem kui eelmisel perioodil. Nii et saame Rail Balticu lõpuni ehitada, saame oma 2+2 teid edasi ehitada, et selle osaga oleme praegu väga rahul. Ja siit otse kõnepuldist ma sõidan lennujaama ja Brüsselisse, et homme on järjekordne voor ka selle teemaga edasi tegelda, kus on siis transpordinõukogu, nii et me ütleme nii, et pigem väikeste riikidena oleme nagu ühel meelel, et kõik need projektid, mis on seotud piiriüleste projektidega, et me neid saaks jätkata ja vaatame, kas siis suuremad riigid, vanemad Euroopa riigid, kes on rohkem maksjad Euroopa Liidu eelarvesse, et kas nad jäävad selle rahastuse suurusega rahule. Aga praegu on meie vaatest kõik hästi. Aitäh! Aitäh! Ja Mart Maastik, teil on täpsustav küsimus, palun. Suur tänu, härra eesistuja, austatud minister. No ma saan aru, et üritasite praegu suti peale veeretada seda süüd, aga hea küll, olgu see, kuidas sellega on, aga samas on teada, et eelmisest rahastusperioodist tehti meile siin vesiniku taristu ehitus, kuhu kulus miljoneid. Teatavasti siiamaani ei ole see tööle läinud, raha nüüd kulutatud. Ka uuel siis rahastusperioodil on ette nähtud siis teie valdkonnas raskeveokite elektrilaadimistaristu arendamine ja potentsiaalselt kuni 50 miljonit. No minu andmetel on praegu Eestis 9 elektriveoautot. No kui me nüüd jagame selle 50 miljoni peale, siis võime aru saada, et tundub, kõik saavad aru, et asi on jabur. Ja ma küsingi, et miks me siis projekteerime üldse ja miks me proovime rahastada selliseid ehitisi, kus me näeme, et tegelikult reaalselt ei ole sellele turgu. Kas tõesti see on ainult sellel eesmärgil, et Euroopa Liidus saada pool rahastust, aga pool tuleb ikka ise panna, jälle küsin seda. Aitäh! Aitäh! Tõesti, esmaspäeval majanduskomisjonis oli juttu ka raskeveokite laadimistaristu võimalikust väljaehitamisest ja seal ma tõingi välja, et täna on Eestis meie andmetel 9 sellist elektrilist veokit, aasta tagasi oli 4, nii et üle 100% on tõus. Aga teil on täitsa õigus, me ei ole nõus selle Euroopa suunaga, et sellises määras raskeveokite laadimistaristut välja peaks ehitama ja Eesti on just ettepaneku tegemise vedaja, et meil sellist kohustust sellisel määral ei tuleks ja tänases teadmises on 9 riiki veel, kes meiega nõus on ja siin samuti homme on järjekordne voor siis selle teema läbirääkimisel transpordinõukogus, nii et Eesti taotleb seda, et laadimistaristu väljaehitus oleks paindlikum ja ei oleks sellise ajalise tempoga. Küll aga ütleme, et kindlasti tuleb kunagi sellesse sektorisse panustada, sest nii nagu tavasõiduautode puhul, siis elektriga veokid tulevad nagunii. Ja küsimus on, et kas muna või kana, et kui me üldse ei panusta laadimistaristusse, siis ei tule ka elektriveokeid, aga kordan veel kord, me panustame mõistlikult, nii et ei raiska ei Eesti riigi ega Euroopa Liidu rahastust. Suur tänu! Ja sellega lõpetan meie tänase 8. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 9. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on Eesti välispoliitika suunad. Lauri Laats, palun.
Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Räägiks tõesti täna välispoliitikast. Ma sattusin, vist oli eile, ühe kirjutise peale, mis ilmus Delfis välisministri sulest. Ta oli küll arvamuslugude rubriigis, aga pigem ta oli nii-öelda väike aruanne tehtud tööst või siis eesmärkidest. Ja selle arvamusloo pealkiri, et Eesti tugevdab maailmas oma haaret, ja tegelikult selles loos ilmnes, et me avame 5 uut saatkonda Armeenias, Aserbaidžaanis, Brasiilias, Keenias ja Moldovas, mis on igati mõistlik, vajalik ja arusaadav. Ja selles tegelikult selles osas me oleme ka rääkinud, et neid saatkondi võiks rohkem avada. Ja see kindlasti mõjutab otseselt ka meie läbisaamist erinevate riikidega ja loomulikult ka majandusaspektist lähtuvalt samuti. Ja üks lause, mis ma sooviks ka välja tuua sellest loost, et välisministri on kirjutanud järgmist. Eesti välispoliitika keskne eesmärk on seista Eesti rahvusliku julgeoleku ja majanduslike huvide ees globaalselt. Ja siin ju vaidlemiskohta ei ole. Väga õige mõte, väga õige suund. Ja sellest lähtuvalt ma küsin, mis välispoliitilisi suhteid me praegu tahame arendada USA-ga ja Hiinaga, arvestades viimasel ajal ka Jürgen Ligi väljaütlemisi sotsiaalmeedias või siis mõnede ministrite ja poliitikute väljaütlemist siis, kui Trump valiti USA presidendiks. Need ei olnud positiivsed. Ja teine pool, mis puudutab nüüd välisministri Hiina visiiti, kas välisminister on andnud teile ka aru, et mis teemasi arutati ja mis otsene kasu sellest tuleb ka Eestile? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Jah, mitu asja. Kõigepealt Ameerika Ühendriigid on meie hea julgeolekupartner ja olnud seda läbi erinevate administratsioonide, on ka tulevikus. Seda esiteks. Me teeme head koostööd ja Ameerika Ühendriigid, nende väed aitavad ka Eestis, Baltikumis, laiemalt meie regioonis, Euroopas tagada meie julgeolekut. Nii et me oleme head partnerid, seda esiteks. Teiseks, Hiinas käigust minu mäletamist mööda, ma nüüd loodan, ma ei eksi, välisminister isegi lausa avalikult kirjeldas oma positsioone seal, mida ta seal, millised need sõnumid olid, muuhulgas puudutavalt Ukrainat, Ukraina toetamist, positsiooni Venemaa suunas ja nii edasi. Nii et välisminister on seda kõike selgitanud ja välisministri töö ongi neid seisukohti edastada, mis puudutavad inimõigusi, mis puudutavad Ukraina toetamist üle maailma, nii et seda tööd ta teeb. Nüüd, ütleme, kui laiemalt vaadata sellist nii-öelda pilti või välisvõrgustikku, siis jah, et selle aasta eelarves ja RES-is, mis on pikem dokument ehk riigieelarvestrateegias, leppisime me ju kokku, et välisteenistus saab lisaraha erinevate suundade peale. Üks suund on Ukraina aitamine, et selleks oleks meil võimekus olemas, sest Eesti on üks aktiivsemaid Ukrainat toetavaid riike, aga see ei ole kuidagi võistlus, neid riike on palju ja see on hea. Ja teine on majandusdiplomaatia võrgustiku tugevdamine, et sellekski sai Välisministeerium raha ja selle taust nüüd iseenesest on muidugi veidi selline, kuidas ma ütleks, veidi nagu pentsikum, kui nii öelda. Valitsused siin mõned tagasi, kus isamaaline Jüri Ratas oli tollal veel Keskerakonnas, sellel ajal otsustati anda püsivate kulutuste jaoks raha ühekordsest rahastusest ja nüüd see tegelikult tuleb katta riigieelarvest. Nii et ei tea küll, kuidas see juhtus, aga sellisel kujul see juhtus ja nüüd tegelikult valitsus seda katab, et meie ettevõtjate ja majandusjulgeoleku ja partnerluse jaoks vajalikud võrgustikud oleksid hoitud ja peetud. Ja hea meel on küll seda tagasisidet saada, et Eesti välisteenistus, diplomaadid, aga ka EIS, teised võrgustikud töötavad väga hästi, et aidata Eesti ettevõtjaid erinevatest ustest sisse, erinevate kontaktidega ja majanduskasvu suunas. Nii et
Viimati käisin Saksamaal ja võin kinnitada, et Eesti ettevõtjad teevad sinna väga suuri investeeringuid, mida on väga hea vaadata. Aitäh! Suur tänu. Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, hea peaminister. No ma kõige eeldasin seda, et te annate ka mingisuguse hinnangu rahandusministri siis nii-öelda arvamusele või siis postitusele sotsiaalmeedias, et kas see on hea toon, kui me räägime, et meil Ameerika Ühendriigid on strateegiline partner. Jah, ta on ja ta on väga oluline ja arvestades just seda asjaolu. Kas on kohane, kui kabineti liige ükskõik mis prisma alt, aga sotsiaalmeedias ilmuvad tema sulest või siis klaviatuuris sellised postitused. Ja iseenesest ka nii nagu ma ütlesin, siis kui Trump valiti presidendiks, siis ka osad teisedki kabinetiliikmed lubasid endale arvata, et võib-olla see ei ole kõige parem valik. Et see on konkreetselt tol ajal see nii oligi. Ja nüüd, mis puudutab Hiinat, siis igati tervitatav on see, et välisminister oli visiidil Hiinas ja loomulikult oli ka leitavad tema erinevad sõnavõtud meedias, mis ilmusid, ja nad olid üpriski positiivsed ja lootust andvad. Ehk siis samm selles suunas, et ka meil Hiinaga nii-öelda suudaksime veelgi paremaid sellise majanduslikke ja poliitilisi suhted luua. Nüüd teiselt poolt te olete kindlasti jälginud, et ka Riigikogu on vahepeal teinud või ühe avalduse, mis puudutab siis Tiibeti olukorda. Kuidas teie seda hindate? Et kas ühelt küljest, kui me püüame Hiinaga parandada poliitilist siis sellist suhtlust, kas teiselt poolt selline Riigikogu käik, võimalik käik, mis puudutab seda avaldust, kas see on nagu õige samm seda praegus olukorras teha? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Ei ole kursis Riigikogu avaldusega, et küllap te olete selle teinud, ei tea. Aga küllap ma siis viin ennast kurssi pärast. Et seda esiteks. Teiseks, Hiina on ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige, et seda, et välisminister käib seal ja annab sõnumit, et Ukrainat tuleb toetada ja Venemaad kindlasti mitte toetada Ukraina agressiooni läbiviimisel ja kõike muud, see on ju täpselt see, mida välisminister tegema peabki. Ja loodetavasti siis Hiina võtab Eesti välisministri sõnumit kuulda, nagu te ütlesite, et sellest sõnumist on abi ja ma arvan, et kui kogu maailm seda sõnumit annab, küllap see ühel hetkel ka kohale jõuab. Nii et see on see suund ja Jürgen Ligi postituse kohta ma juba siin kolleeg Martin Helmele ju kenasti ütlesin, et Jürgen Ligi saab oma postitusi ikka ise kommenteerida. Aitäh! Suur tänu ja läheme edasi, sest lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja lugupeetud peaminister. Et jah, ma imetlen teie oskust konkreetsele küsimusele mitte vastata. Aga kuna välispoliitikast on jutt ja palju ei jõua küsida, et Hiinast, aga teie eellane, kes tänu oma aktiivsele tegevusele Kaja Kallas sai Euroopa välispoliitika juhiks, on tegelikult ju nurka mängitud ja tema kasutusvõimalused on minimaalsed, kui Ameerika välisminister ei taha temasugusega kohtuda ja tulen tagasi jälle, mitte Jürgen Ligi, aga paljud teised teie või üldse nii valitsuskooli juhid on väga nii-öelda ebaviisakalt suhtunud praegusesse Ameerika presidenti ja tema tegevusse. Et kuidas te hindate Kaja Kallase tegevust välispoliitiliselt Ameerika suunal ja seda, et teda nagu ei võeta kuulda? Kas peaks ta välja vahetama? Eesti võiks selle ettepanekuga tulla, et tuli küll, aga praegu on kasutu ja kutsume tagasi, saadame kellegi teise. Aitäh! Aitäh, hea küsija! No, mina ütlen, ma ei ole sellest hoiakust kunagi aru saanud, et meil on endal komme kuidagi
enda rahvuskaaslasi, kes on edukad või midagi teevad, kuidagi pisendada. Kaja Kallas on Euroopas väga väljavaistvas rollis ja ma arvan, et ta teeb Euroopa välispoliitika juhi tööd hästi. See on keeruline töö ja seal on palju intriige. See tähendab seda, et on alati neid, kellel on midagi öelda selle töö ja rolli kohta. Aga Kaja teeb seda tööd hästi, tema seisukohad on tugevad. Tunnistan näiteks ülemkogudel, kus me ju kokku puutume, tema positsioon Ukraina aitamisest ja sellest, et neid nõudmisi tuleb esitada Venemaale, mitte Ukrainale. See on ju muusika meie kõrvadele. Ma arvan, et nii peabki, sellist hoiakut peabki hoidma. Nii et seetõttu ei maksa liigselt joovastuda pealkirjadest, et meie kaasmaalasel ühte, teist või kolmandat. Et oleks vastupidi Eestis rohkem seda hoiakut, et keegi eestlastest kuskil on edukas, et hoiame talle pöialt. Prooviks sedapidi. Aitäh! Suur tänu! Lõpetame sellega tänase 9. küsimuse käsitlemise. Ja jõuame veel avada ühe küsimuse. Tänane 10. küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Varro Vooglaid ja teemaks on LGBTIG tegevuskava rakendamine Eestis. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. No, võisime lugeda eile, üleeile ERR-i vahendusel, et riik kinnitas, valitsus kinnitas LGBTIQ inimeste võimaluste õiguste edendamise tegevuskava. Ja ma mäletan, kui me alustasime circa 12-13 aastat tagasi kampaaniat Kaitskeme üheskoos perekonda, siis me ütlesime, et kui see homo- ja transideoloogia jõustamine Eestis jätkub, siis me jõuame ühel hetkel sinnamaani, kus hakatakse koolides ja lasteaedades õppekava osana juurutama sedasama ideoloogilist programmi. Ja samuti võetakse vastu sellised seadused, mis siis ei võimalda enam inimestel jääda truuks oma tõekspidamistele, kui need juhtuvad olevat vastuolus selle programmiga. Ja nüüd siit tegevuskava kirjeldusest saabki lugeda, et 2 põhilist valdkonda, kus kavatsetakse seda tegevuskava rakendama hakata, on siis haridus ja õigusruum. Hariduse kohta öeldakse näiteks edasi, et tuleks aastaks 2028 riiklikesse rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlustesse lisada küsimused, mis võimaldavad regulaarselt hinnata, kui turvaline ja kaasav on koolikeskkond LGBTIQ õpilastele, õpilaste endi, õpetajate ja lapsevanemate hinnangul. Samuti kavatsetakse integreerida LGBTIQ teemad erinevates õppeainetesse nii põhikoolis kui gümnaasiumis, näiteks ajalooõpetuses, inimeseõpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Ja õigusruumi kujundamisel saame lugeda näiteks seda, et muu hulgas siis võetakse vastu sellised seadused, mis tagavad, et võrdse kohtlemise seaduses on seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimine keelatud tööelu kõrval ka toodete ja teenuste kättesaadavusel, sotsiaalteenuste saamisel ning hariduse tervise valdkondades. Nüüd minu küsimus teile seondub sellega, et kuidas saab kõige selle käigus tagatud lapsevanemate õigus südametunnistuse vabadusele, kui nad ei nõustu sellise ideoloogilise indoktrineerimisega oma lastele, ja kuidas tagatakse ka ettevõtjatele südametunnistuse vabadus, et nad näiteks ei pea osutama teenuseid, kui see ei ole nende veendumustega kooskõlas. Aitäh! Aitäh! No jah, see küsimuse alguse meenutus, kuidas vist EKRE ja mis iganes see sihtasutus tollal oli, siiamaani ilmselt on, et asus kaitsma kõikide teiste perekondi, kes tegelikult seda kaitset ju vajanud aktiivselt, tegelikult ju põhimõtteliselt võrdsete võimaluste vastu. Et see nii-öelda tegevuskava või kuidas iganes me seda nimetame, ei ole propaganda, vaid see tegelikult on sammud lihtsalt praktiline töövahend, kuidas tagada võrdsus, võrdsed õigused ja reaalselt ja sügavalt juurdunud probleemid. Et näiteks praktiliselt ju valdav osa LGBTIQ õpilastest, 76% on kogenud koolis kiusamist. Et see on ikkagi suunatud selleks, et inimesed oleksid võrdselt, saaksid oma veendumustele vastavalt käituda, mitte kellegi õiguste kuidagi. Hea kolleeg Varro Vooglaid, et las peaminister vastab oma küsimuse ära.
Ja nagu sellisel juhul meil ei ole ju võimalik sinna arutada, et kui te kogu aeg segate vahele, siis ei ole peaministril võimalik vastata. Et palun ärge segage vahele ja härra peaminister jätkab oma vastust, palun. Nii, aitäh, hea Riigikogu esimees. Ma saan aru, et see teema on kuidagi väga emotsionaalne, aga hoiduge hüsteeriast, et püüame rahulikult seda debateerida. Et see puudutab võrdsust ja see konkreetne tegevuskava ei piira mitte kellegi südametunnistusvabadust. Aitäh. Aitäh, et Varro Vooglaid, et teil on võimalik esitada kiirelt ja lühidalt, palun, siis te eelmine kord läksite üle. Lühidalt täpsustav küsimus ja ma loodan, et härra peaminister vastab lühidalt ja siis me saame tänase infotunni lõpetada. Palun, Varro Vooglaid. Esiteks mingit hüsteeriat ei ole, et ei maksa selliste süüdistustega vehkida, aga küsimuseks jääb siiski see ja palun vastake sellele nüüd ikkagi sisuliselt, et kui koolidesse viiakse sisse LGBTIQ teemade käsitlus nii ajalooõpetusse, ühiskonnaõpetusse kui inimeseõpetusse, kas te saate kinnitada, et lapsevanematele säilib vabadus mitte lubada oma lapsi nendesse tundidesse, kus selle ideoloogilise programmi elluviimist siis tundides teostatakse? Ja teiseks, kui võetakse vastu seadused, mis keelavad näiteks seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise nii-öelda ka teenuste osutamisel, kas näiteks pulmafotograafidele, näiteks kondiitritele, biopaikade omanikele jääb vabadus mitte rentida välja näiteks oma biopaiku või osutada oma teenuseid niinimetatud homopulma läbiviimiseks? Või viib see erakond, mille esindajad olete, mis iganes selle nimi nüüd oli, kui ma ei mäleta praegu täpselt, ellu sellist programmi, kus tegelikult mingit ruumi sellisele südametunnistuse vabadusele ei jää? Aitäh. Aitäh, hea küsija. No, ma ei tea, mul ei tule ka meelde, mis erialad õppisite, vist väidetavalt jurist. Te peaksite teadma täna, et diskrimineerimine on juba keelatud. Aitäh. Suur tänu, head kolleegid, et siinkohal paneme tänasele infotunnile punkti. Tänan kõiki Riigikogu liikmeid ja aktiivse osaluse eest ja valitsuse liikmeid põhjalike vastuste eest. Me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.